Tere taas, head inimesed! Täna oleme taas siin stuudios targemate meestega. Ma näitan teile kohe, kellega siin on tegemist. Taas on jälle siin Kristjan Moora ja Antti Kukela. Tere! Tere! Need on kaks meest, kes siin mõnedele tegelastele peavalu tekitavad, aga nad võitlevad kõik meie heaolu eest. Nii et täna tuleb juttu siis siin jälle, nad räägivad sellest, millest juttu tuleb. Meil tuleb juttu ka sellest, mis toimub Riigikogus praegusel ajal. Ja ma näitan teile lihtsalt, mida alles hiljuti, mis Riigikogus toimus ja kui sellest oleks räägitud näiteks 10 või 20 aastat tagasi, siis keegi ei usuks, et selliseid asju tuleb üldse või selliseid seaduseid tuleb üldse nagu teha. See alaesindatud sugu, et me ei räägi enam ju sookvootidest, et naised mehed, vaid ma tean, Jürgen, sina oled ka kuulutanud, sa teaduse usku inimene. Kristina Kallas oli siin hiljuti samas puldis ja rääkis täiesti sirge näoga. Et see on jumala õige, et 8. klassi õpikus õpetatakse, et on teaduslik konsensus, et meil on vähemalt 20 erinevat sugu. 20 erinevat sugu, vähemalt. Popimad inimesed teavad, et neid on rohkem, aga kuidas see siis välja hakkab nägema, et on 20 erinevat sugu ja neid peab olema vähemalt 40% ühes nõukogus. Mina saan 800%. Et mis jaburusega te tegelete? Aitäh, mina ei ole Kristina Kallas, aitäh. Vaata, mille vastus. Jürgen, sinu asi on vastata küsimustele, mitte tänitada küsijate või küsimuste sisu üle. Küsimustele sa ei vasta. Ma küsisin ennem, mida teha selles olukorras, kus me ei räägi mitte erinevatest sugudest, vaid alaesindatud soost ja sinu enda valitsuskaaslane kinnitab, et sugusid on kümneid ja kümneid. Et kuidas mahuvad 10 sood ära 40% ulatuses sinna, sellele sa vastata ei tahtnud. Teiseks ei ole vaja valetada puldist. Seda, et Reili Rand ei ole eelnõud lugenud ja ei tea, mis seal kirjas on, selle okei, las ta olla. Aga sina peaksid teadma, sina selle meile siia tõid. Ja on sanktsioon, on kirjas paragrahv 237, lisamärkega 97. Rikkumise puhul on sätestatud rahatrahv kuni 300 trahviühikut või rahatrahv kuni 400 000 eurot. Need on sanktsioon, ära valet, et ei ole sanktsiooni. Ja kolmandaks, ei ole vaja rääkida meile, et sina ei tegele siin mingi lahterdamisega, ise tõid seaduse meile, mis lahterdab. No nii, ma lihtsalt tõin teile alguseks selle, mis toimub Riigikogus, eks ole. Jah, see seaduse mõte on muidugi selline, et see on vist asutuste või need on vist need börsil olevate firmade nagu juhtkonnas peab olema 40% mingisugust teistsugust sugu, mehed ei tohi olla. Mingi siuke seadus on ju vist. Need on kõik Euroopa Liidust. Algatused nii Euroopa Liidust kui ka siis sellest Ameerika maalt, mis ennem Trumpi aega neid samu asju ka Euroopasse tõi. Et kahjuks me oleme sellises olukorras siin Eestis, kus juba nii-öelda hapuks läinud ettepanekuid üritatakse veel meie Riigikogus vägisi ellu viia ja paaniliselt tehakse veel pingutusi teemadel, kus maailmas on juba kurssi muudetud või muutmas. Eks me siis üritame siin Eestis juhtida rahulikult ja argumenteeritult otsustate tähelepanu, et on ka siin aeg. Seda küll. Vaata, nüüd te räägite nagu nendest sellistest asjadest, kus on nagu mõistust vaja, eks ole. No loogilist mõtlemist. Elus ikka on ja valitsemises võiks ka ju olla. Aga kui sa nüüd nägid nagu seda, mis seal toimus, siis näib, et selle puudus on väga suur seal. Ja et väga raske on nagu seal terve mõistusega hakkama saada, kui seda juttu siin praegu kui juba aastakümneid ja viimastel aastatel eriti intensiivselt on mingi hullusega tegeldud ja vägisi liigutud, teades, et ollakse jõutud tupikusse ikka edasi trügides, siis ma siin paar saadet varem esitasin küsimuse, et kus siis on sellises olukorras väljapääs, kus nähakse, et ollakse valel teel. Ja vastus on lihtne. Väljapääs on ikka seal, kus oli sissepääs. Et tuleb lihtsalt hoog maha võtta, tagasi minna, vaadata, kus eksiti ja minna õiget rada edasi. Ja selles osas me praegu
saame aru, et need õnnetud, kes hullusega kaasa on läinud, on kahjuks võimul ja nad üritavad selle hulluse kaudu oma võimu alles hoida, aga nad ei oska sellega muud midagi peale hakata, kui kiiresti veel kokku kahmata neid ressursse, mis me siis maksumaksjatena riigieelarvesse teeme, nad on sellega harjunud ja kardavad sellest ilma jääda. No, eks see siis kunagi ikka tuleb, aga selles viimases rabistamise hoos tehakse väga suuri ja väga rumalaid vigu, mis on siis ka rahvale selgelt näha. Ja küsimus on ju selles, et kas siis rahvas märkab ja ärkab või läheb siis rõõmsalt sellega kaasa, et see... näib, et läheb kaasa, suuke tunne on. See, sinu kommentaar ju sellele, et kui sa oled tupikus jõudnud, et nagu tagasi pöörama ja hakkame sinna, sellest peab ka aru saama, et sa oled tupikus, eks ole, no üritatakse läbi murda sellest kohast, kus betoonsein on ees, no kõrval on uks, astu samm kõrvale ja meie valitsejad ju on harjunud sellega, et neile tuuakse asjad ette, tee ära, öeldaks, mida teha tuleb, et ja need käsulauad on natuke vananenud ja Kristjan just hapuks läinud, eks ole, et aga tundub, et võtab aega sellest aru saada. Et lombi taga on tulnud terve mõistus tagasi, mul tundub nii, on ju? Ega sellel tervel mõistusel seal ka lihtne ei ole. Ei olegi. Et ega need, kes samamoodi hetkel presidendivalimistel teiseks jäid, neid on ikkagi miljoneid ja nende huvid on väga selgelt vastandlikud tänasele võimule, nii et küsimus on ka selles, et kui isegi saad valimiste kaudu võimule, siis kuidas seda võimu teostades senist suunda muuta, et see on ikkagi, ma olen selle võrdluse ka toonud, et see on nagu suure laeva juhtimine, kus kapten võib küll hakata rooli keerama, aga laev hakkab pöörama alles tüki aja pärast. Selles suhtes me ei saagi kiireid muutuseid oodata, aga me näeme küll, et aga juba on paanikat tekitavad otsused on need nii-öelda teenistuskäigu alased, kus juba sadu tuhandeid asjatuid ametnikke on vallandatud, aga eks nad oma sidemete kaudu üritavad siis ka seda protsessi kuidagi peatada. Tegelikult on see sama probleem, et kui kuskil on midagi väga viltu ja selle viltu oleva maailma püsti hoidmiseks on võetud tööle 10 000 või isegi miljoneid inimesi ja nad on osutunud nendes ametites kasututeks, et siis nende väljavahetamine või neile uue suuna andmine on väga keeruline. Et see suurte globaalsete muutuste käigus on alati palju kisa ja hammaste kiristamist. Jah, aga on ka tohutut varastamist, eks ole. Nüüd ma eile just vaatasin uudised, et nad ütlevad, et on vaja hakata juba vahistama. Et juba hakkavad vahistamised käima. Et kurjategijad kinni võtta. Nii et huvitavad ajad nagu sealt, eks ole. No jah, et see, me kõik loodame, et see protsess siin maailmas jääb nii-öelda rahumeelsetesse piiridesse, sellepärast, et nii-öelda üks väljapääs teatud globalistlikele jõududele on alati alustada uut sõda, millega siis ka need protsessid peatatakse ja nad üritavad sellega oma võimu hoida. Nad tahtsidki sõda tegelikult. No jah, et hetkel... Õnneks meil on läinud õnneks. Meil on väga palju õnneks läinud ja siin tulebki palvetada ka selles suunas, et see nüüd heaks läheks. Et ma tänase saate alguses sellel ajal, kus me praegu elame, võib-olla tasuks meenutada, et me elame siin ülestõusmispühade eelsel ajal ja nädalal. Ja meeleparandus on see, millele me inimesi kutsume. Amen. Ja õige. Sellepärast me üritame ka heatahtlikku ja positiivset suunda pakkuda, et ega meie selle lärmi ja ütleme, hammaste kiristamise ja kaklusega kaasa minna ei taha. Aga ega alati ei ole võimalik sellisel juhul kiireid lahendusi saavutada. Ja kus me siis toimetame siin? Me oleme siin Saaremaal hetkel. Ei ole keegi meist siin Riigikogu liige ega mitte ega valitsuse liige. Veel vähem mõjutame me maailma poliitilisi protsesse. Aga meie jaoks on ikkagi oluline, et rahvas mõistaks, inimesed saaksid aru, mis toimub ja et nad tuleksid oma sellisest vaiksest urgu tõmbunust olekust välja. Praegu on kevad. Praegu on viimane aeg enne jüripäeva teha need plaanid ära, teha need otsused ära, mis me sellel aastal üldse tegema hakkame. Ja eks me siis üritame siin pakkuda mõningaid lahendusi, mis inimesed võiksid järgida. Jah, me oleme praegu, tegelikult me oleme siin kristlikus raadios, eks ole.
ja mõni mõtleb, et mis asja te seal nina poliitikasse topite, aga pühakiri räägib, et me peame seda tegema. Et me oleme ju selle riigi kodanikud ja selle riigi põhiseadus käsib meil seda teha. On ju? Ja ka põhiseadus on üsna sarnane sellele, mida me sealt piiblist loeme, aga põhiseaduses on muidugi kohti, mida üritatakse ringi kirjutada ja mida peabki vahest ringi kirjutama, aga mis siis omakorda tekitab ühiskondlikku ärevust ja võib-olla ei ole selles põhiseaduses veel kõik kirjas. Tõepoolest, maailma riike on erinevaid, alati tasub vaadata ka teiste riikide põhiseadust ja riigikorda ja ma ei ole kindel, et me siin Eestis oma unitaarriigi vähese osalusdemokraatia, praktiliselt ära nullitud osalusdemokraatiaga ja ainsana siis selle nii-öelda esindusdemokraatia e-valitud riigis kuidagi hetkel õigel teel oleme, aga ega siis e-valimine ei ole ju põhiseaduse järgi õige. Nii et me leiame sellest põhiseadusest hulga punkte, mida järgides oleksime me ka praegu paremal olukorras, kui me oleme. Selge. Nii palju siis sissejuhatusest. Meil on siin täna pikk värk ja palju teemasid, eks ole, ja Kristjan tegi siin juba ühe plaani valmis, ma annan teile sõna, nii et laske tulla. Ma teid palju enam ei sega. Tuletan meelde seda, mis me eelmine kord rääkisime, et oleme tänulikud, et meid aeg-ajalt siia raadiosse kutsutakse. Ja eelmine saade oli meil minu mälust järgi 7. märtsil ja siis me rääkisime ka siin, mis me siin Saaremaa vallavolikogus teeme, millised eelnõusid me oleme ka riigikogule esitanud, kuidas me saarlaste õigusi kaitseme ja seda üritame. Ja nüüd kokkuvõttena mõningad asjad võiksime ju korrata. Me rääkisime näiteks eelnõust, mis jõudis siis jaanuari lõpus riigikogusse, millele saarlased esitasid, siis tegid teksti. Anti tegi sellele teaduslikud ja arstiteaduslikud põhjendused ja mille siis esitas Riigikogule EKRE fraktsioon, teised ei toetanud ja eks me vaatamegi selle siis võib-olla esimesena üle, mis sellest eelnõust siis sai. Teisena me puudutame siis Saaremaa vallavolikogus toimunud väitlust, täpselt sarnase eelnõu, mis Riigikogusse läks, oleme siis nüüd 2 korda esitanud Saaremaa vallavolikogule ja nad on meile tagasi põrgatatud selle ette arvatult juriidiliste põhjendustega, aga kui me võtame meie huvidest lähtuva punkti, siis meil on argumente piisavalt, et see siiski nüüd 3. katsel päevakorda saada ja selleks me siis oleme algatanud rahvaalgatus.ee keskkonnas allkirjade kogumise, sinna saab allkirju hakata andma homsest, me näitame seda. Ja siis me toome ka maailmast mõned näited, kuidas juba aastaid tagasi on mõned Euroopa riikide kohtud otsustanud tervisekaitse ja looduskeskkonna kaitse printsiipidest käskida rajatud tuulepargid maha lõhkuda juba mitu aastat tagasi ja meie siin üritame teaduslikult või ütleme siis teaduse usku inimeste poolt, kes on tegelikult kahjuks valelikud, Eestis põhjendada, et siin veel suuremad tuulepargid seda ei ole. No see on asi, mis tühi kott ei seisa püsti kaua, aga me peame seda üritama siis ka põhjendada, mis see õigus on. Aga tuulepargid on ju nii nunnud. Ma näitan teile siin, kuidas seda ehitatakse ja keegi ikkagi teenib selle pealt, et me ei saa, alati tuleb vaadata, kellele see siis kasulik on ja kellele ei ole ja et oleks asi väga selge, meie üritame kaitsta neid inimesi, kes seal läheduses elavad ja kellel see ei ole ja nendega tuleb arvestada ja nende nii-öelda võõraste või välismaiste peremeeste ja arendajate huvid meile ei maksa midagi. Vaadake, mis materjalid sinna sisse lähevad kõik. No see on veel üks mängutuulik seal, mida nad panevad püsti. See on üsna pisikene võrreldes sellega, mida siin Saaremaale. Tallinna teletorniga võrreldes, eks ole, need näited ei ole võrdlusena sobivad. Ja siis me toome saate lõpus ka mõned huvitavad teemad, millega me tahaksime järgmine kord jätkata, et me nagu selles tuulepargis väga kinni ei oleks, et toome siis näited sellest, kuhu me oleme selle
tehisaru ja intellektiga jõudmas. See teema on maailmas praegu väga kiirelt kasvamas ja räägime sellest siis saate lõpupoole. Ja räägime ka sellest, kuidas siis rahvusvaheline kapital sellest tuuleärist praegu rahasid välja tõmbab ja kuhu nad siis üritavad uue nii-öelda raha teenimise võimaluse endale luua. Et võiksime alustada sellest Riigikogu eelnõust, mis siis täna kolmapäeval oli Riigikogus esimesel lugemisel, mis õnneks läbis majanduskomisjoni ja jõudis üldse esimesele lugemisele. Ja selle eelnõu pealkiri ja sissejuhatus palume siis telepildis näidata, kuidas seda seal esitati. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud Riigikogu liikmed. Kõnealuse eelnõuga tehakse ettepanek Vabariigi Valitsusele peatada ajutiselt kõigi tuuleparkidega seoses algatatud planeeringute menetlemine edasi lükkava tähtajaga, kuni on kehtestatud infraheli mõõtmise metoodika ja selle helirõhutasemete piirväärtused. Eestis ei ole täna kehtivaid normatiivakte, mis suudaksid adekvaatselt reguleerida tänapäevaste suurte ja võimsate tuulikute mõju. Tervise ja keskkonnamõjude hindamine põhineb osaliselt eksperthinnangutel, osaliselt laenatud metoodikatel, kuid puudub riiklik ühtne teaduspõhine raamistik. Meie õigusruum ei suuda hetkel sammu pidada tehnoloogia arenguga. Kui näiteks 2002. aastal kehtestati määrus infraheli piirväärtuste kohta, oli suurim maismaatuulik Eestis alla 1 megavatise võimsusega. Tänaseks on tuulikute kavandatud võimsused tõusnud üle 6,5 megavatti ja rohkemgi. Need on teistsugused seadmed, nende labade läbimõõt võib olla kuni 200 meetrit, tipu kõrgus kuni 300 meetrit. Ja nendega kaasnevad impulsilised infrahelilained, mille levik võib ulatuda 10 kilomeetrite kaugusele. Eestis puuduvad piirväärtused väliskeskkonna infrahelile. Seega ei saa me täna öelda, kus lõpeb lubatud häiring ja kust algab terviserisk. Planeeringu ja ehitusmenetlused siiski kahjuks jätkuvad. Tegelikult tuleks peatada kõik tuuleparkide planeeringute menetlused, kuni on olemas järgmised tingimused. Esiteks, tänapäevane metoodika infraheli mõõtmiseks, mis on kohandatud kaasaegsete tuulikute tehniliste omadustega. Kehtestatud helirõhutasemete piirnormid madalsageduslikule mürale ja infrahelile, nii siseruumis kui väliskeskkonnas. Riiklik mõõtevõimekus, laborid, spetsialistid, kes suudavad seda heli usaldusväärselt mõõta. Sõltumatud juhendmõju hindajatele, mille alusel saaks hinnata müra, vibratsiooni, varjutamise ja infraheli mõju keskkonnale. Praegust kaost ja tühimikku on riik ka ise tunnistanud. Selle kinnituseks on 2024. aasta juulis välja kuulutatud riigihange number 280536 pealkirjaga tuuleparkide mõju võrdlev analüüs ja juhend mõju hindajatele. Selle hanke eesmärgiks oli koostada juhend, mis siis baseerub võrdleval analüüsil välisriikide, nende seas vähemalt Soome, Taani ja Saksamaa, mere- ja maismaa tuuleparkide rajamise, kasutamise, keskkonnamõju hindamist puudutavatest regulatsioonidest, normidest ja metoodikatest. Nii. Ma panen siia juurde ära ka, et näitame, kui see eelnõu siis ettekandja arutelu oli, et mis oli selle hääletuse läbiviimise siis tulemus. Et kuidas hääletati. Üks moment. Nii, natuke tagasi. Üks moment. Võt nii. Ja siis siin on näha, eks ole, et kohal oli 90 Riigikogu
liiget poolt hääletas 11, vastu 3 ja hääletuses ei osalenud 76, et tulemus on üsna kõnekas. Ja sina Kristjan, oskad võib-olla... siin on selline istumise järjekord, et EKRE istub siis vasakul tiival. Tegelikult loetakse seda tiiba parempoolseks ja vaadatakse spiikri puldist lähtuvalt, aga ma siin näitan pildi järgi, eks ole, ja poliitiliselt loetakse parempoolseteks neid, kes istuvad spiikri poolt vaadates paremal, aga meie saalis on see siis teistpidi, et sa aru. Ja EKRE oli siis poolt ja toetasid mõned aknaalused ja paar Keskerakonna liiget, kes kohal oli, ja ega seal saalis eriti inimesi tegelikult ei olnud. Nii et kui me võtame näiteks Isamaa sellise mitte hääletamise, siis me tegelikult teame, et enamikes Eesti kohalikes omavalitsustes on ka Isamaa liikmed nende tuulikute rajamise taga. Ja kui me võtame inimeste rahalised ja majanduslikud huvid seal taga, siis me jõuame ka arusaamisele, miks nad niimoodi teevad, nad loodavad sealt nii-öelda ise raha teenida ja neid ei huvita kohalike maainimeste saatus, kuhu seda tehakse või kohaliku looduse saatus. Et tulemus on olemas, saate aru, mis olukorras me oleme. Vähemalt jõudis asi Riigikogus hääletuseni. Selge pilt ka, kelle poolt tasub olla, kui valima lähete. Ja teema kui selline ei ole sellega lõpetatud. Me siin valmistame ju järgmiseid eelnõusid ette, sest et... Või kommenteerin vahele, selles mõttes ju inimesed nüüd kas või selle hääletustulemuse järgi saavad otsustada, nimelised on hääletused, eks ole, Riigikogus, et vaadata seda hääletustulemusi, kui tulevad kohaliku omavalitsuse valimised sügisel, toome selle teema uuesti välja, et inimesed saavad otsustada, kas nad tahavad oma kodu lähedale selliseid Tallinna telemasti mõõtu tuugeneid, eks ole, ja Saaremaal on selleks vajalik ka ühenduste tegemiseks ka kõrgepingeliine. Ja ma juhiks tähelepanu ühele asjale veel, mis seal oli välja toodud, et on tellitud siis selline analüüs olemasolevate riigihange. Ja riigihange, mille eesmärk on siis analüüsida olemasolevaid teadusuuringuid ja selle põhjal siis kujundada välja järeldused ja ettepanekud, eks ole, mis on siis seotud nende tuugenite tehnoloogia võimalike tervisemõjudega, loodetavasti kajastatakse seal ka sotsiaalmajanduslikke mõjusid, aga ma ütleks selle tervisemõjude koha pealt siin sai puudutatud ka seda, et Eestis puuduvad teadlased, kes oleks reaalselt uurinud sellise tuugenite tekitatava inframadalsagedusliku heli tervisemõjusid. Et meil on inimesed, kes loevad läbi siis mõned teadusuuringud, nad on teadusliku, ütleme siis teadlastena toimivad siis mõnes muus valdkonnas ja kui nad on lugenud läbi, ütleme siis kas 5, 10 või 20 uuringut, siis hakatakse neid nimetama ekspertideks, eks ole, ja siin osutati mitmeid kordi juba sellele, et siis antakse eksperthinnang, aga eksperthinnangu andmine mõne uuringu läbilugemisel ja teadlase, kes on aastakümneid uurinud infra- ja madalsagedusliku heli tervisemõjusid, nende vahel on nagu öö ja päev. Üks räägib oma uurimistulemustest ja sellest tema teadmiste pagasist, mis on aastakümnete jooksul välja kujunenud ja tuues sealt siis välja, eks ole, omad järeldused, aga teine on siis selline, mis võib olla siis sellise teema puhul nagu tuuleenergeetika, kus on väga palju raha sees. Esiteks on see ideoloogiliselt väga laetud teema, eks ole, ja seal taga on ka siis kindel poliitiline surve, et esiteks on nende teadusuuringute valik võib olla väga kallutatud ja sellest ka siis järelduste ja ettepanekute tegemine, nii et see selline riigihange, mis on nüüd välja kuulutatud, ei ole tagatis sellele, et me saame sealt, ütleme, sellist adekvaatset ja reaalsusele vastavat infot. No nüüd, kui me
võrdleme selle eelnõu esitamist ja sinna lisatud siis Anti poolt ja teiste teadlaste poolt lisatud põhjendusi, ega ettekandja ei jõudnud seal saalis kõiki neid põhjendusi ette lugeda, kuigi ta oma nii-öelda ette antud aja jooksul tegi siis maksimumi, et need, kes siis seda eelnõud majanduskomisjonis käsitlesid, need tegelikult said kõik materjalid ja kõik need uuringud, mida nagu riigihanke puhul tõenäoliselt makstakse sadades tuhandetes ja mida me oleme siis seni tasuta võimaldanud neil lugeda, mis on nende teadlaste poolt koostatud, kes on selle ala eksperdid välismaal reaalselt ja kellega me oleme siis tihedates suhetes. Nii et meie poolt vähemalt on sellele otsuse tegemisele antud, ma ütleksin, et täiesti erandlikult mahukad teaduslike uurimise viited, aga me teame, et ega need riigikogulased kõik ei viitsi neid dokumente. Oota, aga nüüd tuleb mingi riigihange selle kohta. No nad üritavad teha, aga tellitakse siis teadus, kõigepealt tellitakse teadusuuringutel, mis on tehtud selles valdkonnas, teadlastelt analüüs. Keegi saab selle raha, jah. Aga nüüd on nagu olukord selles, et kui me selle eelnõu käigus oleme neile andnud nagu reaalseid uuringuid, siis nad ei saa seda maha vaikida. Nad ei saa neid jätta lisamata sellesse riigihanke uuringusse, mis ise raha ei pea maksma. Aga nende ümberlükkamiseks puuduvad mis tahes argumendid. Et sellepärast on see riigihangega umbe jooksnud, et kui nad nagu päris teadust usuksid ja päris teaduse viiteid järgiksid, siis on nagu mõttetu seda raha kulutada, sellepärast, et mis tahes poliitilist tellimust ei saa täita, kui tõde ja argumendid selle teises suunas ümber lükkavad. Et saab küll teha poliitilise tellimuse, aga põhjendusi ja tõde kahjuks ei ole võimalik leida, sellepärast seda riigihanget ei ole ka tehtud. Ja sellepärast see üldine tähelepanu hakkab vaikselt tuulikute pealt nüüd kõrvale hiilima. Me eelmine kord juba ütlesime, et see 2,6 miljardine raha kantimine riigieelarvest siis meretuulikute arendamisse lõpetati ära. Küll väidetavalt ajutiselt, aga ajutisi asju siin maailmas need on tavaliselt kõige pikemad. Ja mis juhtus veel pärast seda, kui me eelmises saates olime, juhtus see, et õige varsti pärast seda, kui riigi otsus tuli 2,6 miljardi investeeringust loobuda, loobus Liivi lahe Enefit Greeni investeeringusse väidetavalt 50% osalusega tulnud Jaapani firma selle raha eraldamisest. Ja me näeme, et kui need investorid tagant ära kaovad, siis hakkab Enefit Green minema pankrotti ja mis juhtus järgnevalt, kes on järginud, tehti otsus kiirelt riigi juhtivate ministrite poolt osta Enefit Greeni aktsiad riigi omandusse tagasi. Enefit Greeni aktsiad on siis erainvestorite poolt ostetud, neid müüdi hinnaga minu teada alguses 2,5 eurot tükk ja otsus tagasi osta tuli vist 3,5 või natukene rohkem eurot tükk, millega siis selle raha kulutajatele on tagatud kasum. Ja selle üle käis ka suur vaidlus korruptsioonivastases komisjonis Riigikogus, kus kahjuks naerdi ülbelt näkku küsijatele, sest et otsuse tegijad ise, nii Reformierakonnast kui ka teistest erakondadest valitsusliikmed, on peaaegu kõik ise nende aktsiate omanikud. Ja kui nad teevad otsuse endale seda raha nii-öelda kasumiga riigieelarvest tagasi maksta, siis mis ta siis muud on kui korruptsioon. Ja küsimus on selles, et kuhu nad selle raha siis maailmas edasi suunavad, aga kui sa kuskilt kahjumisse minevast, pankrotti minevast algatusest raha välja tõmbad, eks seda otsitakse uut kohta ka kuhu panna. No räägime sellest saate lõpupoole, aga põhimõte on selles, et kuna see riiklik eriplaneering meretuulikuteks, elektriliinideks ja kõigeks muuks on jagatud nii väikesteks tükkideks ja siin osalistega on antud ka valdadele kohustus, et me võiksime selle valdade teema ka läbi arutada, sest see on see tasand, mis meist sõltub. Ja me oleme sellest ka varem rääkinud, aga põhimõtteliselt me peame ka siin jõudma selliste lahenditeni, millega siis kohalik vallavolikogu otsustab, et me teame, et on üksikuid vallavolikogusid Eestis, kus tänane koalitsioon, võimukoalitsioon ei ole võimul, ja nemad on teinud selged otsused, et mitte mingeid tuulikuid meie valla territooriumile me ei taha. Head näited, katsume järgi teha. Ma tooks selle sama Riigikogus esitatud eelnõu
varal, kui ma eile seda vaatasin, ühe kommentaari või arvamuse välja, mis mulje mulle jättis see Riigikogu selline istung ja see töö kvaliteet, mida seal tehakse, et nii nagu Kristjan mainis, et selle eelnõuga olid kaasas lisad, kus oli ka toodud mitmed teadusuuringud, mis näitasid tuugenite tekitatava inframadalsagedusliku heli negatiivseid tervisemõjusid ja peale selle eelnõu ettekandmist esitas üks Riigikogu liige Irja Lutsar, kes on ise loodusteadusliku taustaga, eks ole, kellel on selja taga pikk uurija karjäär, küsimuse, et kas teil on näidata ette mingisuguseid uuringuid, mis tõendavad inframadalsagedusliku heli kahjulikke mõjusid tervisele. Et minu jaoks näitab see sellist Riigikogu töö kvaliteeti, et see eelnõu ei olnud mahukas ja siit tuleb välja see, et Riigikogu liikmed, eriti kui tegemist on siis opositsiooni esitatud eelnõuga, ei vaevu süüvima isegi väga lühikestesse ja mitte suurtesse mahukatesse eelnõudesse, ja ometigi Irja Lutsar oleks ilmselt Riigikogus üks pädevamaid inimesi sellel teemal, ütleme, seda analüüsima ja sõna võtma, aga seal puudub igasugune tahe. No ütleme nii, et see pakk teadusuuringute neid viiteid oli seal 10, kõige kohta oli lühikesed sisukokkuvõtteid, mahtus ära 20 lehele, aga ilmselt ei olnud lugupeetud Riigikogu liige, kas ta pealkirjaga oli lugenud, aga nende lisalehtedele ja põhjendustele, mida ta ise küsis, üldse tähelepanu pööranud, nii et see on see reaalsus. Aga mis me siis teeme selles reaalsuses? Vaatame, mis me siin Saaremaal teeme, eks ole. Me eelmises saates rääkisime, et me esitasime eelnõu Saaremaa vallavolikogule, millega siis palusime Saaremaa vallavolikogul teha otsus võtta vallavalitsuse pädevusest ära ja sellest vallavalitsuse poolt koostatavast valla üldplaneeringust välja kõik tuugenite kavandamisega seotud osad, et meil Saaremaale siis neid tuugeniparke ei planeeritaks. Ja kui me selle esitasime jaanuari lõpus, sarnaselt selle Riigikogu eelnõuga, tekst oli ka üsna sama, ma loen selle nii-öelda punktid ette, et Kuressaares siis tuuleparkide valla volikogu otsuse eelnõu, tuuleparkide kavandamisega seonduvate tegevuste ajutine peatamine Saaremaa maakonnaplaneeringu ja Saaremaa valla üldplaneeringu menetlemise raames, edasi lükkava tähtajaga kuni ajakohastatud infraheli mõõtmismetoodika ja piirväärtuste kehtestamiseni Eesti Vabariigis. Nii et see tekst sisuliselt kattus selle Riigikogu eelnõuga, et siis seda teha ka Saaremaa vallas sarnaselt Riigikoguga ja otsustada siis järgmist. Esiteks tühistada Saaremaa vallavolikogu 27. septembri 2018. aasta otsus, millega Saaremaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine anti või ülesandena ja eesmärgiks on siis ajutiselt peatada vallavalitsuse kompetentsi antud üldplaneeringu menetlemine, et vallavalitsus seda ei teeks. Sellest samast ettevaatus- ja ennetusprintsiibist lähtudelt. Ja peatada ajutiselt kõik tuuleparkide kavandamise teemaga seonduvad tegevused Saaremaa maakonnaplaneeringu ja Saare valla üldplaneeringu menetlemise raames edasi lükkava tähtajaga kuni ajakohastatud infraheli mõõtmismetoodika ja helirõhu tasemete piirväärtuste kehtestamiseni Eesti Vabariigis. Nii et me pidime siis tegema nagu 2 otsust. Esiteks võtta see pädevus Saaremaa vallavalitsusele tagasi, volikogu on andnud selle pädevuse valitsusele ja sellega meil esimene eelnõu lükati tagasi, et ei saagi otsust teha. No siis me saame ju pädevuse tagasi võtta ja teiseks selle otsus ikkagi teha. Ja nüüd leiti ka hulk juriidilisi põhjendusi, miks ei saa volikogu mingeid otsuseid teha ja miks meie eelnõu ei sobi. Nii et need kõik olid suhteliselt ette teada, aga kui esimesele eelnõule vastuseks mahtus nendel poolele lehele see vastus ära, siis nüüd
meie eelnõu koos seletuskirjaga on 2 lehel, nende vastus on juba kogunisti 3. Et noh, mis me siis tegime? No me nägime ette seda ja see olukorras, kus selgelt tänane võimukoalitsioon võitleb viimaseni, et oma rahakulutusi tuuleparkide rajamiseks, planeeringute koostamiseks ja selleks vajalike uuringute teostamiseks, kuhu võivad kuluda ka 100 000 eurot, põhjendada. Nad on kulutanud ju seda raha nii Saaremaa valla eelarvest kui selleks riigi eelarvest antud vahendeid, millel ei ole nagu vajadust, kui need uuringud on neile samamoodi meie eelnõu lisas juba ammu kätte antud, et lugege need uuringud läbi, need on rahvusvaheliselt tunnustatud uuringud ja saate kohe otsusele jõuda, et see ei sobi, nad ei ole seda teinud ja me teadsime seda ette, me teame nende puiklemist ette ja mis on siis võimalus, kui nii-öelda heatahtlikult esitatud eelnõu volikogu päevakorda võtmist takistatakse, siis selleks on võimalik teha rahvaküsitlus. Ja on niisugune tore võimalus rahvaalgatus.ee keskkonnas esitada rahvaalgatusi, millele saab koguda allkirju. Ja siin ta näidisena jälle on. Nii et me nüüd pärast seda, kui teist korda asi tagasi lükati, alles alustasime, kuna olukorras, kui me teame ette, et eelnõu lükatakse tagasi juriidiliste põhjendustega, ei tasu alustada allkirjade korjamist, sest siis pareeritakse see nende juriidiliste põhjendustega lihtsalt ära. Ja nüüd, kui 2 korda on tagasi lükatud juriidiliste põhjendustega, siis nüüd me tahame tulla Saaremaa vallavolikogusse paki toetusallkirjadega ja nendele allkirju saab hakata siis alates homsest. Aga ma rõhutan siin ühte asja, millest me siis nagu lähtume. Me võtame aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 2 lõige 1 sätestatud kohustuse lähtuda oma tegevuses vallaelanike õigustatud huvidest ja see olekski siis juriidiline alus, kuidas me vallaelanike õigustatud huvisid saame esitada. Ja nüüd on tehtud mingi otsus, mis kehtib üle Eesti, et kui vähemalt 1% vallaelanikest avaldab oma õigustatud huvi sellele petitsioonile allkirja andes, meil on seal ka tore põlisrahva logo, mida võib vaadata. See on meil Saarte maakogu poolt tehtud rahvaalgatus, et selles mõttes selle paneme tagasi sinna, kus me olime. Nii, jaa. Et homsest alates saab hakata sellele täna, kui me siin oleme, on 11. kuupäev, eks ole. Ja see on mõeldud, see on saarlastele allkirjastamiseks. See on Saaremaa valla, see on aga elanike registris olevatele, rahvastikuregistris olevatele elanikele. Ja kui neist 1%, see on siis napp 300 inimest, avaldab poolthäält, siis on volikogu kohustatud selle eelnõu ikkagi lõpuks menetlusse võtma. 1%, tähendab, palju meid siin meid on siin natukene 30 000, aga kõik ei ole valimisõiguslikud, eks ole. Et selles mõttes on natukene alla 30 000 on neid valimisõiguslikke inimesi ja nendest 1% peaks olema. Aga me loodame suuremale toetusele ja täna on siis see, nüüd on ta seal natukene viltu. Ma vaatan selle kohe, paneme ta natukene paremini. Võime ülevalt alla vaadata, et hakkame ülevalt alla kirjima, siis me saame ta lugeda läbi, et tasub tutvustamist. Te leiate selle algatuse siis rahvaalgatus.ee keskkonnast ja seal kohalike omavalitsuste lahtrist, need kui te ülevalt lähete sisse, siis rahvaalgatuse ülemine sinine riba on teile näha ja KOV-ile vajutate, et siis sealt liigute alla ja leiate ka selle ole algatustega kursis, mine sinna sinisele rubriigile või vajutate Saaremaa peal, ole algatustega kursis, vajuta sinna paremale, see on roheline ja siis on sinine, pane sinna sinisele lõps. Nii. Ja nüüd me lähme allapoole veel korra ja nüüd tulebki ühisloomes olevate algatuste esimene näide, nõuame Saaremaa vallavolikogult otsuseid, mis tagavad Saaremaale ja meie rannikumerre kavandatavate tuuletööstuste ning 330 kilovoldiste transiitliinide planeeringute kohese lõpetamise. Ja siis, kui ta on nüüd allkirjatamiseks läinud, siis kerite alla, loete läbi ja saate anda oma e-allkirja. Ja seda siis keskkonda hoidab üleval üks MTÜ, kes seni on minu meelest ausalt ilusasti toimetanud
ja nemad on siis võimelised eristama seda, et mida paberhäältega me kunagi tagada ei saa. Et üks inimene saab ikkagi anda oma allkirja ainult ühe korra ja kui me paberhäälte korjama, siis me hakkame üle kontrollima, kas selle inimesel üldse on õigus, on ta üldse rahvastikuregistri järgne Saaremaa kodanik ja see süsteem automaatselt kontrollib selle ära. Aga me saame siia korjata ka paberhääli lisaks, et see on küll võimalus olemas, nii et kui me seda esitama läheme siis volikogule, siis selleks ajaks me kindlasti korjame ka paberhääli nendel inimeste käest, kes e-allkirja anda ei saa. Ja siis vald on kohustatud ise kontrollima, kas neil on selleks pädevus või mitte. Nii, ja mida me siis selles algatuses nõuame? Läheme sinna punkti, mida me nõuame. Vaat need 2 punkti nüüd jämedalt kirjutatud. Me nõuame siis, et Saaremaa vallavolikogu võtab seni tagasi lükatud eelnõu päevakorda ja teeb vastava otsuse, mis kohustab Saaremaa vallavalitsust eemaldama kõik Saaremaale kavandatud uute tuugeniparkide planeeringud Saaremaa valla üldplaneeringust. See on täiesti volikogu pädevuses ja kui vaja, siis tuleb see pädevus võtta vallavalitsuselt tagasi. Selle kohta see eelnõu kirjutatud ongi. Ja see on eelnõu sisu, aga teine pool ka. Nüüd on nagu aeg jõuda selleni, et kui me siin oma juriidiliste vaidlustega põrkame kogu aeg tagasi koalitsiooni tahtele ja nende tõlgendustele ja nende õigusele seda teha, siis me rõhutame, mida me veel saame teha. Me saame teha saarlaste elulistel huvidele vastavaid poliitilisi avaldusi. Seda saab iga volikogu teha, see on ju rahvaesindus ja see rahvaesindus ei pea väga täpselt kõiki seaduseid järgima oma tahteavaldustest, sest küsimus on see, kelle seadus see siis üldse on, mida me järgime. Eks ole, kui need valitud kogud on seadusandlikud kogud, siis on ka pretsedente loovad kogud. Ja volikogul on õigus nõuda Eesti Vabariigi tänaselt võimukoalitsioonilt ja valitsuselt kõigi Saaremaale ja meie rannikumerre kavandatud tuuletööstuste ning 330 kilovoldiste transiitliinide riiklike eriplaneeringute kohest lõpetamist ning Saaremaa merealade hoonestusõiguse müügiks tehtud otsuste kehtetuks tunnistamist. Me võime seda nõuda. Kui koalitsioon seda ei taha, siis on jälle võimalik rahval vaadata, et miks nad ei taha, et keda nad siis teenivad. Kas nad teenivad siis lõpuks saarlaste huve või nende võõraste investorite huve, kes siin meie merealasid kokku ostavad ja sealt raha teenida tahavad ja meile siis jätta selle tuulikute mühine ja saastatud keskkonna. Et meil on nagu viimane aeg asuda oma huve kaitsma ja üritame siis seda teha läbi selle volikogu, mis täna on ja üritame siis ka järgmisteks valimisteks mõelda, keda sinna volikokku valida tasub. Sest me nõuame selleks ka siis nimelisi hääletusi, nii nagu Anti näitas kenasti Riigikogu saali hääletustulemusi. Me kindlasti esitame teile nimeliselt nende inimeste nimed, kes siis hääletasid meie huvide poolt ja kes vastu. Kuidas meie volikogu siin, ütleme, sina oled siin volikogu liige, eks ole, Anti on... Mina olen Kihelkonna osavallakogus. Ma võin tuua näite, et Kihelkonna osavallakogus oli viimasel osavallakogu koosolekul viidi minu nõudmisel läbi üks nimeline hääletus, et kas me toetame rahvaküsitlust, kus uuritakse välja 330 kilovoldiste kõrgepingeliinide rajamise osas saarlaste seisukoht. Nii et see läks nimelisena Kihelkonna osavallakogus hääletamisele ja ka protokolliti nimelisena hääletustulemused. Et see on jälle üks võimalus, eks ole, inimestele näidata, see on ilusti üles pandud inimestele vaatamiseks. Aga tulemused? Tulemused oli 11 inimest oli kohal, üks hääletas vastu, 10, üks hääletas selle poolt, et korraldada viia läbi rahvaküsitlus. 10 hääletasid vastu, et ei ole vaja. See üks oli sina? Üks olin mina. Kohal oli ka abivallavanem Liis Lepik, kes eelnevalt selgitas, et kuna hääletama hakkavad niikuinii need, kes on vastu, siis me ei pea vajalikuks sellise hääletuse läbiviimist. See on ka protokollis, seda võib igaüks lugeda. No ja selle peame natuke kommenteerima, mis algatus oli. Tõepoolest tehti ju Saaremaa valla volikogule eelnõu, mis liikus esimeselt lugemiselt teisele lugemisele, mida teise lugemise tähtaega me veel ei tea, millal ta siis päevakorda võetakse ja kus siis oli eesmärgiks küsida väga selgelt, kas ei või jah, aga kuna seal esimeses eelnõu osas taheti, et seda teha
valla elektroonilises volis süsteemis, siis ma ei tea küll palju inimesi, kes oskaks seda volissüsteemi kasutada. Ja üks varasem katse Kuressaare kaasava eelarve küsitluse läbiviimiseks viidi paar aastat tagasi läbi ja seal selle osaluse arv oli väga väike. Ja sellise valla kasutuses oleva internetisüsteemi kasutamine hääletamiseks tähendab seda, et kõik valla ametnikud hääletavad sealt truult käsu korras, aga valla elanikud, kes siis seda igapäevaselt seda süsteemi ei kasuta ja tõenäoliselt jätavadki hääletamata. Et seal oli üks niisugune takistus ja küsimus vald tõrjus ka nagu rahvaküsitluse, elanike küsitluse tegelikult korraldamisest selle poolest, et see lisakuludega ja kuidas me seda siis saame teha, kui seda näiteks osavaldade teenuskeskustes paberkastidega või muud moodi. Ühesõnaga leiti kümneid põhjuseid, miks seda mitte teha, aga nüüd seesama keskkond rahvaalgatus.ee, mida me teile tutvustasime, on kõigile, kes oma e-allkirja anda suudavad nii võimalik ja sealt on nagu kõige lihtsam leida sedamoodi, jah. Jah, et see on Saaremaa vallale suunatud. Ühe lihtsa vastuse saab anda, jah, toetan seda otsuse tegemist ja need toetushääled võimaldavad meil siis ka positiivse otsuse saavutamist. Et see ei ole küll seda tüüpi küsitlus, kes on poolt ja kes on vastu, aga me praegu küsimegi poolt hääli, nii et kutsume rahvast üles. See on võimalus, kasutame need võimalused ära, mis meil on. Nii. Vaatame siis mõne järgmise teema. Et kuna rahvaalgatus on kindlasti hea võimalus, siis toome siia juurde need samad argumendid, mida me eelnõule oleme esitanud ja kus on need teadusuuringud ja me uurisime siis natukene tausta ja ajalugu, et milliseid teemasid tuugenite arendamisel on seni ministrite vahelises kirjavahetuses peetud. Me teame, et Saaremaa vallavolikogu tänane esimees Jaanus Tamkivi oli varem pikaajaliselt keskkonnaminister. Ja vaatame ühte kirja, mis on talle saadetud sotsiaalministri märgukirjana keskkonnaministrile aastal 2010. Jah, siin on näha, siin on siis Jaanus Tamkivile 2010. aasta detsembris on saadetud ja pane pealkiri kõigepealt, mida on seal siis seal küsitud. Sotsiaalministrilt. Jah, siin on tuulikuparkide mõjust inimeste tervisele ja selle on saatnud siis Keskkonnaministeeriumisse allkirjastanud Hanno Pevkur, sotsiaalminister selleaegne ja all on veel Ramon Nahkur, kes on kirja koostaja, aga ütleme, et üks minister, kes on Reformierakonnast, on saatnud teisele Reformierakonna ministrile kirja, toona siis veel sotsiaalministrina ametlik kiri kohe siia. Loeme läbi. Ja siin on siis, näete, võtame kohe selle, mis siin on, et Tehnikaülikooli Elektroenergeetika Instituut on pöördunud Sotsiaalministeeriumi poole ettepanekuga seoses elektrituulikute negatiivse mõjuga kohalike elanike tervisele. Kuna Eestis puuduvad uuringud tuulikuparkide mõjust tervisele, peab TTÜ õigeks lähtuda maailmas läbi viidud uuringutest ja kehtestada Eesti tuulikuparkidele minimaalsed vahekaugused eluhooneteni või elamumaani. Vastavalt on siis toodud ja siin on toodud välja paar uuringut, mis on siis selle pöördumise aluseks olnud ja siin on siis allpool toodud välja väga oluliselt, milliseid nendest uuringutest lähtuvalt, milliseid tervisehädasid on siis võimelised need esile kutsuma. Ma loen selle ka, et materjalides on esitatud erinevate uuringute andmed tuulikute madalsagedusliku müra, visuaalsete häiringute ja mõjude kohta. Samuti intervjuud inimestega, kes elavad elektrituulikute mõjupiirkonnas üle maailma. Välja on toodud erinevad häirituse vorme, mida madalsageduslik müra ja varjutus võivad esile kutsuda. Näiteks unehäired, peavalu, migreen, peapööritus, väsimus, ärevushäire, keskendumishäired ja muud. Vahepõikena ütleks siia, need on nüüd tüüpilised kaebused, mida kaebuvad Pärnumaal inimesed Saarde ja Sopi-Tootsi tuuleparkide juures, eks ole. Ja näete, võtame siit siis edasi. Ja siin on siis niimoodi.
Euroopa Liidu poolt tellitud uuringus tuuleenergeetika võimalikust kahjulikust mõjust on leitud, kuigi müra on häiriv, ei oma see inimesele muud kahjulikku mõju peale unehäirete. Pidevad unehäired, aga võivad esile kutsuda sekundaarseid neuroloogilisi häireid, nagu peapööritus, ärevus, samuti stress, depressioon. USAs on keskmiselt 12% elanikkonnast migreen, kuid tuuleturbiinide läheduses, see on nüüd oluline, on täheldatud 20–30% elanikkonnal migreeni ja 50% elanikkonnast peab seda müra häirivaks. Ehk Tuugeniti piirkonnas on täheldatud 2-3 korda rohkem peavalu esinemist. Ja samamoodi jälle Pärnu tuuleparkide juures, Pärnumaa tuuleparkide juures on üks valdav ja kõige rohkem esile toodud tervisehäire, selline tugev migreenitaoline peavalu. Ja ma ütlen siia vahele seda, et kuidas me siis seda nüüd peame mõistma. Aastal 2010 keskkonnaminister kirjutas, sotsiaalminister kirjutas keskkonnaministrile lähtuvalt Tehnikaülikooli teadlaste nõudest ja need riiklikud uuringud, mida siis oli tehtud nende madalate tuulikutega, mille selliseid 300-meetriseid ei olnud ju kuskil, heal juhul olid 100-meetrised, reaalsus olid veelgi suuremad. Aga nüüd see nõue, mis on sinna pandud 2010. aastal, kuna meil 6 megavatiseid polnud veel kuskil ehitatudki, eks ole, siis on see teoreetiline. Nii et see on selline soovituslik asi, mida nad tegelikult ei olnud uurinud. Aga vähemalt 2010. aastal seda tehti ja kui te vaatate nüüd tänased ehitusnormid, kus isegi alla kilomeetri kaugusele lastakse inimestele ehitada, lubatakse, eks ole, riigi poolt ehitada 250 meetriseid ja kõrgemaid tuulikuid, mida see siis nagu tähendab? Et see tähendab, et mingeid järeldusi keskkonnaminister sellest kirjast ilmselt ei teinud. Me ei leidnud üles seda vastust. Me näidsime üles selle kirja ja nüüd, kui me kuulsime, et Sotsiaalministeerium on eelmisel suvel siis tellinud uue riigihanke, et võib-olla siis nii kaua läkski aega, vähemalt Keskkonnaministeerium sellele ei vastanud, Sotsiaalministeerium tegi siis nüüd ise riigihanke, millega ei ole kuhugi jõutud ja meie poolt pakutud teadusuuringud on tegelikult neil ilma käes. Ja neil oli juba siis 2010. aastal Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste poolt hinnangud antud, mida oleks võinud aluseks võtta. Et see on nagu selge tahtlik tegevus, mitte inimeste tervisest hoolida ja kellelegi siis raha teenimist võimaldada ülejäänud rahva arvel. Ma tooks siia välja veel juurde, et siin on viidatud ka sellele, et tuulikud, ütleme, Eestis puuduvad siis tuulikute müra reguleerivad normatiivid, eks ole, ja teema tervisemõjude osas on vähe uuritud, ehkki see ei pea paika. Maailmas on piisavalt ja rohkelt uuringud, mis tõestavad inframadalsagedusliku heli kahjulikke tervisemõjusid. Ja siis siin on väga hästi välja toodud siin viimane lõik, eks ole, arvestades ettevaatusprintsiipi, et siin on räägitud, et meie oleme kogu aeg ka rõhutanud seda ettevaatusprintsiipi, see on ka Riigikogus arutusel olnud eelnõus üks alus, eks ole, ettevaatusprintsiibist lähtudes. Ja selles samas 2010 uuringust tuulikuparkide mõju inimestele on veel täielikult välja selgitamata, selles on õigus, aga väga palju on uuringud, mis tõendavad tuulikute tekitatava selle inframadalsagedusliku heli kahjuliku tervisemõju, aga uuringutest tuleb järjest uusi mõjusid juurde. Pärast 2010 on neid uuringuid ju palju tehtud. Ja ma näitan siin, ütleme nüüd, mis siin, et siin see on raskesti põhjendatav, kui siin öeldakse, et me võtame selle 6 megavatise, et vahekaugus peaks olema siis 6 kilomeetrit, eks ole, või 4,5 kilomeetrit oli, kui ma näitan nüüd, võt see graafik, et siin on, võtame nüüd siin on kilomeetrid, kuni 50 kilomeetrit ja kui me vaatame siin, siis ütleme seda helirõhu taset ja siin on, me näeme, siin on siis infraheli sumbumine. Siis infraheli sumbub 3 detsibelli vahemaa kahekordistudes ja me näeme siin, et kui algne helirõhu tase on 90, siis
30 kilomeetri peal on see helirõhu tase endiselt üle 80 detsibelli, et see sumbumine on väga minimaalne. Ja ma tooks siia juurde veel, mis on eriti näitlik teise, et maailmas on olemas selline monitooringusüsteem ülemaailmne, kus ma panen selle video käima, võtame selle, jah, ja kus on näha siis, kui sa paned selle korra selle... Paneme selle sedamoodi näiteks on ju. Ja siin on näha selline monitooringusüsteem, mille eesmärk on avastada salajasi tuumakatsetusi, tuumarelvade katsetusi ja siin on see põhineb infraheli avastamisel, registreerimisel ja maailmas on 60 punktis. Nüüd on siin toodud osad need punktid välja, et kui siin panna see uuesti pöörlema see maakera, siis on need kõik punktid käivad seal läbi, kus need olemas on ja 35 riigis ja nende ülesanne, ma panen selle tehnoloogia ka, et siin on näha, ma teen enne võrdlusena välja, et see on nagu ämbliku võrku kärbes sisse satub, eks ole, kui see hakkab vibreerima, paneme niimoodi ka, et siin on näha, kuidas infraheli laine tuleb, et siis on kõigile arusaadav, et kui maailmas on 60 registreerimispunkti, siis ainult, ütleme nii, jah. Siis levib see infraheli, eks ole, mis siis kuskilt tuumakatsetustest registreerib kõiki, eks ole, infraheli allikate põhjustatud sellist infraheli. Vaata, kui kaugele ta ja, et siis me mõistame seda, et see poliitikute poolt pakutud 2, 3, 4, 5 kilomeetrit ja arvestades, nüüd ma näitasin, need olid Soome mõõtmised, et kui väike on tegelikult infraheli sumbumine, eks ole, vahemaa kaugenedes, et see ei ole piisav. See, mida teadlased ütlevad ja see kehtib vanade, ütleme, oluliselt väiksema võimsusega tuulikute kohta, oli soovitus vähemalt 15 kilomeetrit elamutest eemal. Nüüd selliste tuulikute puhul, mis meil on, me ei tea seda, aga... No me teame, meretuulikute puhul, mis on siis suuremad, britid kehtestasid 100 kilomeetrise kauguse kaldast, et siis võib merele teha, et siis ta enam nii ei häiri kaldal olevaid inimesi, ta häirib muidugi seda merekeskkonda seal ümberringi, aga nüüd nad on jõudnud ka arusaamisele, et kuna nad on kahjumlikud, et need miljardid, mida tuleb peale maksta selle elektri tootmise eest tootjale, et ta üldse toota suudaks, on asutud nüüd neid tuuleparke ka peatama, et me võime ka varsti sinna välja jõuda, mis siis mujal on juba tehtud, et me jõuame varsti järgi, aga no kurb on see, et me oleme oma 2010. aastal anti mõistlikke soovitusi ministrile. Täna on 2025. aasta. Need teadusuuringud, mida Anti siin refereerib, on tehtud pärast seda. Ja meie siis nüüd nägime, et Riigikogusse anti jaanuaris meie poolt koostatud eelnõu, EKRE fraktsiooni poolt esitatud samade põhjendustega, mis 2010. aastal juba ministrile anti ja millega ei ole mitte midagi peale hakatud, mida on varjatud ja peetetud. On järjest ju tulnud ametlikke seisukohti, millega ametnikud on tunnistanud, et kui poliitiline nõudmine on selline, et siis nad peavad järgima poliitilist nõuet, mitte teaduslikku põhjendust. No sama, mis toimus meie sundsüstimisega, eks ole, sama protsess kestab, et nüüd me peame ikkagi olema valvsad, mida me endaga ja oma elukeskkonnaga teha tahame, või laseme, kui me tahame siin edasi elada ja oma järeltulijatele ka terve elukeskkonna parandada. Et kui üks rünnak on otseselt kõigi inimorganismide vastu, siis see elukeskkonna vastu suunatud soovituslik lahend on ju nüüd kolige minema, eks ole. No, et inimestele antakse soovitus oma kodudest ära minna, evakueeruda. Et selliseid soovituste andjaid me kindlasti aitaksime praami peale ja nad ostaksid endale ühe otsa pileti või kui nad ei ostame nende eest, et nad meie elu siin rohkem ei häiriks. See on kuule, aga mandri inimesed ei taha ka neid ju saada, et siis... Ei, keegi ei taha neid saada, jah, aga mõned sa saadad nad mandrile või? Mõned üksikud tahavad. Ühe pilet laevaga. Laevale ühe pilet. Aga ma ei tea, mis me siis nüüd teeme, kui me siis oleme näinud ära, mis seisukorras me oleme, kui maha jäänud me oleme, no näitame siis mõne näidise, näiteks Prantsuse kohtu otsus aastast 2023 detsembrist, ehk siis 2 aastat tagasi, on tehtud kena otsus, kuidas on siis asutud kohtuotsusega sulgema tuulepark ja sellepärast kästakse maha lammutada, taastada endine olukord. Ma panen selle sellepärast, et tuulepargid põhjustavad inimestele tervisekahju, keskkonnakahju ja tapavad linde.
Nii, siukene. Ja siin on allpool näha, on Occitaanias ja see artikkel on detsembris 2023, et Occitania kohus. Nimi ja linna kohus otsustas sulgeda tuulepargi, mis koosnes, oli siin siis 13, kas oli 13 tuugenit, kuskil oli siin kirjas ja oli tuulepark ja anti selleks aeg ja 15 kuud anti aega maha võtta. Nii et kui me võtame aja, siis praegu peaks olema see kohtuotsuse aeg just nii, et me peaksid olema jõudnud lõpetada, sest et ka trahv igapäevaselt, no väga suurt trahvi nad ei määra, need 3000 eurot päevas, kui nad ei jõua tähtajaks seda teha. Aga põhimõte on selles, et kohtuotsused tuulikute sulgemiseks on juba aastaid tagasi alustatud ja me teame, et samu otsuseid on tehtud õige mitmel pool ja päris paljudes kohtades teevad arendajad seda ise, sellepärast et nende ilma nii-öelda subsiidiumiteta kasumisse tulek on praktiliselt võimatu ja nende nagu rajamine on majanduslikult mõttetu ja kui ainult röövitakse rahvast ja makstakse rahva poolt makstud maksudest peale, siis on see teoreetiliselt võimalik, aga tervemõistuslikult. Aga need vist on seal ikkagi suuremad, kui me siit praegu sõidame Virtsu, et seal on suht väiksed. Seal on suht väiksed ja nad hakkavad ka oma aega ära elama, nii et ühesõnaga siis Virtsu inimesed, ma ei tea, kui õnnelikud nad on või kuidas. Asi on selles, et kui seda infot ei ole olnud, nad ei oska nagu märgata, aga kui neil pea valutab ja und ei ole, nad ei oska seda seostada, lihtsalt, et tegelikult minge Alexela tanklasse ja tulge autost välja ja kuulake seda mühinat, kui tuul on sealt ja saate aru, et see isegi sellisel turbiinil lähiümbruses on olemas, aga nendest 300 meetristest minge Sopi-Tootsi või Saarde tuuleparki, seal on ka kõigest 200, ma ei tea, 50 meetrised veel. Et minge kuulake ja elage seal natuke aega ja näete, et inimesed üritavad lahkuda ja maha müüa oma kinnisvara, aga keegi ei osta enam. Nii et me oleme selles olukorras, kus muu maailm on pikkamööda jõudmas ja me peaksime nagu mitte kõige viimased rumalad olema, kes seda sama näidet siis teadmiseks võtab ja kasutab. Aga nagu nägite, Riigikogu otsus tänast võimukoalitsiooni teema ei aktiveeri. Teeme siis rahvaalgatuse. Korjame allkirju ja sunnime neid selleks. Võtame mõne järgmise teema. Meil on ka siis lubati teha Saarde tuuleparki Sopi-Tootsi ja tuulikute juurde uuringuid, ja kaasata inimesi, on midagi selle lubaduse täitmisest kuulda olnud? Ja selle kohta nüüd, ma hiljaaegu rääkisin ühe kohaliku elanikuga, siis oli selle Sopi-Tootsi tuulikujaama müra mõõtmised parasjagu käimas ja enne seda teist mõõtmist, esimene mõõtmine viidi läbi Saarde tuugeni jaamas, et nimetame seda õigete nimedega, kui tuulikupark, ütleme, siis võiks jääda nagu mulje, et tegemist on, eks ole, siis vanade tuulikutega, tuuletuulikutega, mis on jahvatamise eesmärgil, eks ole, loodud ja park toob ju ka silme ette meile, midagi kenat ja looduslikku, aga et me ei nimeta ju elektrijaamu elektriparkideks ega tuumajaamu tuumaparkideks, need on ikkagi tuumajaamad, elektrijaamad, eks ole, soojusjaamad, et õigem nimi oleks, mis annab sellest õige ülevaate, on, et tuugenijaam, eks ole, tuulegeneraatori jaam, eks ole, tuuletööstus. Ja parasjagu käisid siis teised müra mõõtmised ja eelnevalt oli lubatud kohalikke inimesi kaasata sinna. Osad inimesed on endale muretsenud ka juba sellised mõõturid, millega on võimalik madalsageduslikku infraheli mõõtmisi teha, nii et nad oleks saanud siis oma mõõtureid kasutada paralleelselt, ütleme siis Terviseameti mõõdistamistega. Aga seda ei toimunud. Inimestele lubati, et neid kaasatakse, aga kutset ei saanud keegi, ühesõnaga inimesed sinna kaasa ei saanud minna, osaleda mõõtmistel ja see viidi siis läbi sellisel moel ja kui nüüd rääkida sellest esimesest mõõtmisest Saarde tuulepargis, siis selle aruannetes on ka näha siis need, ära pane veel, oota, või ma otsin kohe välja, on näha see need tüüpilised vead, millele on siis juhtinud siis
teadlased, need samad jaaroteadlased, tähelepanu, et mõõtmised on läbi viidud kuuldava heli osas, eks ole. Aga ütleme, tuugenid siis tekitavad infraheli, mis ei ole kuulda, see jääb alla 20 hertsi ja teine suur probleem on seal ka see, et Eestis olemasolevad mõõteaparatuur ei võimalda teostada siis mõõtmisi alla 20 hertsi, see on ka nendes mõõtmisaruannetes välja toodud, et nad ise nimetasid, nende mõõtmised ei ole usaldusväärsed, nad ise nimetavad seda, et mõõtmistulemused on indikatiivsed, eks ole. See, mis siin sul praegu on. Pane see, et see, siin on nagu näha selline, selle aruande pealkiri on müramõõtmise aruanne ja siin on mõõdetud nüüd madalsageduslikku heli, eks ole, tuugenite juures ja tulemused on välja toodud selliste keeruliste terminitega siin A korrigeeritud, C korrigeeritud, G korrigeeritud ekvivalentsed tasemed, see tähendab seda, et esiteks need samad G korrigeeritud mõõtmist kasutatakse siis nii-öelda selle madalsagedusliku puhul, aga see ei anna usaldusväärset tulemust selles helispektri osas, mida tekitavad tuugenid, eks ole. Ja need on arvutustest läbi käinud andmed, et ühesõnaga müra piirnormide mõttes on kõik korrektne, eks ole, et see on nagu Eestis need sellised juriidilised asjad, et jokk-skeemid, et kõik on, eks ole, juriidiliselt korrektne, aga ma näitan, kuidas üks korrektne mõõtmine peaks välja nägema. Siin on nüüd üks selline mõõtmine. Jah, pane see. Siin on selline korrektne mõõtmine. Me oleme neid varem ka näitanud, et kus mõõtemetoodika on piisavalt suure ajalise ja sagedusliku lahutusvõimega ja suudab välja tuua tuugenite iseloomulikud siis pulseeriva töörežiimi, nagu siin on näha, eks ole. Siin all on see ei ole ka püsiv, see niimoodi need tipud ei ole mitte üldiselt ja kogu aeg sellised, vaid et nad Ja selle konkreetsel juhul siin oli 2 tuugenit, et siin on näha sellised üks ja teine kohe lööb teine otsa ja see sinine kõver on siin siis, kui tuugen ei töötanud, eks ole, aga see näitab nüüd nagu sellist graafikut või kõverat, mis on Eesti mõõtmistulemustele iseloomulik, eks ole, aga see ei anna meile sellist adekvaatset pilti ja et kui me näeme silmaga, eks ole, et kuidas tuugen töötab, kuidas labad pöörlevad umbes sekundis kord selle jala eest läbi, siis me peame ootama ka seda, et reaalselt keskkonnas tekib heli osas mingisugune pulseeriv muutus. Eestis kasutatavad mõõtemetoodikad ei ole võimelised seda välja tooma. Ja see olukord, mida nad seal tegid, tegelikult on see, et saadeti kamp pimedaid mere äärde päikeseloojangut kirjeldama, eks ole, et siis igaüks räägib, püüavad üksteist üle käsuga, et nad tegelikult ütleksid, et ongi pime. Aga selles suhtes me eelmises saates 7. märtsil vist oli, et rääkisime selle kõik lahti ja võite seda veel üle vaadata, seal on ka need tabelid ja just nimelt see impulsheli. Nii et ka nüüd Riigikogus toimunud seaduseelnõu esitlusel üks Reformierakonna saadik, kes on siis majanduskomisjoni esimees, kelle komisjonist see siis nagu läbi tuli, oli ennast natukene harinud, aga ta oli ennast harinud ka ainult nende üldiste foonide ja terminitega, et selles mõttes, et impulss, heli, tugevuste mõju tervisele on nendest veel väga kauge, et me oleme ka sellest rääkinud, et nii nagu selles infrahelis, et kui ta sellise perioodilise impulsiga inimese organismile mõjub, siis organism loomulikult reageerib sellele haigestumisega, aga kui mõõteseade pannakse filtri peale, mis seda impulssi ei näita ja teeb, nivelleerib selle taseme ära, et siis me ei saa seda uuringut usaldada. Vaata, teeme ühe asja selgeks. Kust see impulss tuleb, eks ole? Tiivik, seal on 3 tiivikut, on ju nii, tavaliselt. Aga siis see impulss tuleb sellest, kui ta sealt posti juurest läbi lendab, on ju? Jah, käib sükene pauk. 3. Jah, see tekitab nagu lööklaine. Praegu vaatad küll, et nad käivad üsna aeglaselt, eks ole, aga see on 3 tiivikut tulevad järjest sealt kogu aeg, on ju?
sellest see tekib. Siis, kui see tiivik oma võimsust ikkagi tahab kasutada, siis ta töötab natukene rutem, siis ta töötab korralikult tuulega, neil on võimalik seda kiirust seal vahetada ja kui ta tahab toota, siis see omanik, siis ta kindlasti paneb selle natuke kiiremini käima. Sellest mastist nagu mööda minnes. Ja kui me võtame nüüd selle laba liikumiskiiruse, siis oleneb, kui 10-meetrisel tiivikul on tema joonkiirus laba otsas suhteliselt väike, aga kui me võtame, et ta on 100-meetrine, siis ta võib küll näha, et ta liigub aeglaselt, aga tema tegelik kiirus ulatab seal 300 meetrini, 300 kilomeetrini tunnis. Et selles mõttes see nii-öelda võimsama tuuliku infraheli mõju ja nende impulsside tugevus on ikkagi võrreldamatu nende väikeste tuulikutega ja see on just see, mille pärast britid oma meretuulikud 100 kilomeetri kaugusele kaldast panid. Kuskil 1 herts näiteks, eks ole? Isegi alla 1 hertsi. Alla 1 hertsi lähevad sealt, jah. Aga just see helirõhu tugevus, see impulss on see, mida keha registreerib, millega hooned kaasa vibreerivad ja mis siis lõpuks inimese tervisele ja üldisele elukeskkonnale mõjub laastavalt. Ja hiinlased on tänaseks teinud ka uuringuid kõigi muude elusloomadega, kellega inimkatseid nad ei ole ametlikult kirjeldanud, aga loomkatseid nad on kirjeldanud ja taimestiku mõju ka, nii et nii taimestik kui loomastik selle tuugenitööstuse kõrval kidub ja seda mõju räägitakse seda, et ta muudab seal selles paigas ka kliimat ja kuivendab maad. Ja me oleme sellest kõigest rääkinud. Et see on nagu, ma arvan, et me jõuame selle jutuga lõpuks ikkagi selleni, et kordamine on tarkus ema, aga praegu veel Riigikogus asjast ei räägitud, üritati ka seal naeruvääristada teemat, mis tegelikult on tõsine. Ma tooks ühe näite veel ja tähendab, see on üks aspekt tuugenite juures, mida me ei ole käsitlenud, on nimelt selline bisfenool A saaste, mida tuugenid tekitavad. Kui sa paned selle, ole hea. Ja siin on, ma refereerin siin ühte uuringut, mis oli šotlastel läbi viidud Šotimaal ja seda kohandasid siis Norra teadlased Norra klimaatiliste tingimustega ja eesmärk oli uurida, kuidas kuluvad tuugenite need tiivikud, labad. Ja milles on seal probleem, et nende tuugenitiivikute massist umbes 33% moodustab keemiline ühend bisfenool A. Ja kui me nüüd kujutame ette, just rääkisime sellest joonkiirusest ja kui see liigub läbi õhu, eks ole, et seal tekib selle eesmise serva erosioon, lisame sinna juurde vihma, meie tingimustes lörts, eks ole, rahe, lumesadu, et siis see on nagu liivapaber, et kust siis lõikab see tuugeni laba läbi ja kulutab seda. Ja seda on uuritud ja on leitud, et see bisfenooli vabaneb massiivselt selle tuuliku labade erosiooni tõttu keskkonda nanoosakestena, mikroosakestena ja miks see on probleem, eks ole, et nüüd ma toon siia juurde sellise, mul on siin just see oli see Saar Wind Energy vastuväitest välja toodud sellised, et Euroopa Toiduohutusamet on 2023 aastal karmistanud bisfenool A lubatud kontsentratsioone ja see on toodud tasemele grammi kohta. Enne seda oli 2015 aastal kehtiv selline lubatud piirnorm 50 mikrogrammi ja see viidi siis 2015. aastal 4 mikrogrammini. Aga 8 aasta möödudes oli see viidud siis nanogrammideni. See vahe on 20 000 korda, et seda piirnormi karmistati 20 000 korda. Aga kui me tuleme selleni, et probleem on selles, et bisfenool A meenutab oma keemiliselt struktuurilt naissuguhormoone. Ja kui seda satub massiliselt, siis meie elukeskkonda, mulda, põhjavette, õhku, me hingame seda sisse, siis taimedesse meie ümber, siis kaladesse, keda me sööme, eks ole, loomadesse, et siis me saame sealt selle lisa sisse ja mul on siin välja ka toodud lisaks sellele, eks ole, et naissuguhormoonid, et me oleme kõik naisteks siis kõik. Ja ma toon välja siin näiteks mõned kohad, mis
siin on näiteks 2009 aastal keelas Minnesota osariik bisfenool A kasutamise põhimõtteliselt väikelaste sellistes asjades, mis puutuvad väikelastega kokku, eks ole. 2013 siis juba ka alla 3-aastaste lastel, eks ole, ennem oli immikutel, ja et Minnesota ja siis mõned teised osariigid on väga oluliselt keelanud ja piiranud bisfenooli kasutamist. Ja kui me räägime naissuguhormoonist, siis inimese kehas, naise kehas on bisfenooli, on naissuguhormoonide tase mõõdetav suurusjärgus pikogrammi. Pikogramm on nanogrammist 3 suurusjärku veel allapoole. Niimoodi, et me näeme, et need on sellised tehislikud piirnormid, kuna seda toodetakse, nüüd seda kasutatakse massiliselt, eks ole, tuulikute labades, aga looduslikult bisfenool A-d ei esine ja siit võib välja tuua samasuguse analoogia, et me näeme, et on loodud kunstlik kokku lepitud piirnorm, mis on nüüd toodud viimase 10 aasta jooksul mitmes suurusjärkudes allapoole, aga me näeme, et looduslik normaalne foon on pikogrammides, see on 10 astmeid miinus 12. Ja et on normaalsed tasemed, mis on inimesel, eks ole, naissuguhormoonid, naisterahvastel, aga siin on nüüd 10 astmel 6. astmes on toodud need, on, vabandust, 9, jah, nüüd on 9, miinus 9 astmele toodud. Mis see meie kehadega teeb? Ma toon mõned asjad välja. No nii kui sa otsid, ma ütlen siia vahel lihtsalt seda, et jah, nende ehitustehniliste normide nõue, et nii kaua, kuni neid norme ei ole, me näeme, et mõnes Ameerika osariigis ja ükshaaval on need tehtud ja järjekordselt, eks ole, 2010. aastast räägiti seal ainult infraheli mõjust, aga tegelikult see bisfenooli mõju, mis nendes uurimistes oli seal 2013, 2015 ja nüüd hiljem 2023, need on ju ka kõik kaasnevad keskkonnamõjud, millega nagu inimese metall oleks edasine elu saab väga tõsivalt kahjustatud. Nii et ma tahan öelda, et see tuugenite tervisemõju ei ole ainult infrahelist tulenev, on ka sellest muid varjatud mõjusid. Muid varjatud mõjusid ja siis selle varjude mänguni välja, mis siis, kui elad tuugenite lähedal, siis on ka stroboskoobi efektina häiriv. Aga too veel need näited välja. Ma võtan kõige olulisema. Mulle meeldib alati arstina vaadata, kuidas mingisugune asi, mida inimese kallal tehakse, kas ravivõtte, mingisugune füüsikaline tegur, kemikaal mõjutab suremust või elulemust. Ja siit näete, siin on üks uuring, siin on all viide ka, kes pärast tahavad võivad järgi vaadata. Kõrgenenud bisfenool A tase uriinis ehk uses suurendab järgmise 10 aasta jooksul riski surra südame-veresoonkonna haiguste või muude haiguste tõttu vähemalt 46%. Ehk suremus järgmise 10 aasta jooksul 2-kordistub. Ükski ravim ei saaks sellise suremuse kasvuga turule. Need arvud on väga karbid, et ühtegi ravimit ei lubata turule, mis tõstavad inimestelt suremust. Ja siin on välja toodud veel erinevaid, nüüd rääksime suremusest, eks ole, selline, mis on nagu kõige tõsisem. Aga siin, enne kui inimene ära sureb, eks ole, siis on selline, ta häirib hormonaalsüsteemi, eks ole, põhjustab väärarenguid järgmises põlvkonnas. Vähki tekitab suhkruhaigust, maksale mürgine, närve kahjustab, et ega see, et asjata ei ole neid piirnorme nii suure kiirusega nüüd karmistatud Euroopas ja ka Ameerikas, eks ole, et ja seda meil on kõik nagu vanasti. Meil hakkab nüüd seda tonnidena keskkonda tulema, tuleb ka teistes maades, kus on juba tuugenid töös, selle sama erosiooni tõttu ja tuleb peenosakestena, inimesed hingavad, söövad, joovad selle sisse ja kui me toome siia juurde see, mida keegi ei ole uurinud, toome selle infraheli siia juurde, toome elektromagnetkiirguse, meil on ümberringi ka raadiomastid, eks ole, ja paneme näiteks juurde veel ühe kemikaali, glüfosaadi, millel on näidatud, et see tungib meie pärilikkuse ainesse ehk kandub järgmisse põlvkonda üle. Millised on koosmõjud, koostoimed? Oota, nüüd sa ütlesid glüfosaat, kus see tuleb veel? Seda kasutatakse põllumajanduses, taimemürgina. See on paljudes maades juba keelatud, et väga paljudes ja
ma nüüd Eesti kohta ei tea, aga see kõige hullem asi ongi seal see, pärilikkuse ainega kandub edasi järgmisse põlvkonda. Ja seda on väga massiliselt Eestis kasutatud. Me propageerime siin mahepõllumajandust. Mahepõllumajandus on selle ära keelanud, aga kahjuks peab mahepõllumees oma põldu pidama selle mitte mahepõllumehega kõrvuti kes kasutab glyfosaati. Ja tegelikult on siin Eestis häid algatusi, meil on siin häid algatusi tehtud palju, nii et kui me kogu aeg räägime halvast asjast, et me halvasjaga võitleme, siis kunagi tehti siin Lääne-Eesti ja saarte biosfääri kaitseala. Ja meid kõiki sisuliselt määrati olema looduskaitsealases reservaadis, kui eriti haruldast liiki saarlane, aga millegipärast on ka seda biosfääri kaitseala korda muudetud ja ta muudetud biosfääri kaitsealast programmialast alaks, nii et mõned head otsused, mis on võib-olla olnud ajast ees, on üritatud ära võtta takistusena nii-öelda tehnoloogiate jaoks, aga nende uute tehnoloogiate tervise ja keskkonnamõjude arvestamata jätmine on nüüd see kõige ilmsem viga, mille vastu siis me peame väga kiiresti tegutsema, enne kui meid ära mürgitatakse. See on. Aga ma juhiks tähelepanu veel selle, ma uuesti kordaks üle selle, et see sama analoogia, eks ole, et teadus on varemgi eksinud. Teaduses on olnud alguses ekslikud seisukohad, selle väga ilmne näide on see sama bisfenool, eks ole, mis on, kui seda on hakatud uurima, on leitud, et see on ikka päris kole asi ja põhjustab päris koledaid asju ja põhimõtteliselt tapab inimesi, eks ole. Näiteks ka toitumise asjas on ju ka pandud mööda. Toidupakendites, plastpakendites on ka bisfenooli sees ja ostutšekid, mis te kätte võtate, ostutšekkides on bisfenooli sees. Isegi räägiti, et rasv on kahjulik ja on ju. Ja tuua siia juurde see, et mõned asjad on siiski miljonid aastad olnud meie elus kaaslaseks ja me oleme ära harjunud, aga selle uue tehnoloogia mõjusid, mida looduslikus, mida Anti ütles, nagu looduslikus foonis neid ei olnud. Evolutsionist. Sa oled nagu evolutsionist, mina olen kreatsionist. Aga jah, see on hea näide sellest, et teadus on eksinud ja teaduse ajaloos on väga palju neid näiteid, kus teadus on eksinud, eks ole, kui me võtame kas või viimastest aegadest, kõik mäletavad tubakareklaam, eks ole, et kuidas arst tõmbas suitsu, kämelipakkuli laua peal 50-60 aastatest, eks ole, ja ütles, õikas õele ukse vahel järgmine palun, eks ole, patsient, et sigaret näost ossamas. Ja siin ka, eks ole, et tõmbame analoogia selle tuugenite juurde, et nagu reipad entusiastlikult lapsemeelselt minnakse uut tehnoloogiat, eks ole, nagu massiliselt inimeste elukeskkonda viima, teadmata ja aru saamata ja ütleme ettevaatusprintsiipe rakendamata, et millega on tegemist ja millised võivad olla tagajärjed. Jah, ega nad omas nii-öelda lapsemeelsuses me anname ju aru, et ehk nad kasvavad. See viimane asi, mis sa nüüd rääkisid, see on päris hull, see sama aine, mis sealt eraldub. Sa mõtled bisfenool või glyfosaat? Just bisfenool on ju. Et sellest pole nagu palju juttu olnudki. Kusjuures positiivse näitena võib öelda, et kui siin oli avapauk sellele meretuuleparkide selle eriplaneeringutega ja siis keskkonnamõjude hindamises ei olnud seda bisfenooli üldse sees. Ja see on nüüd, ütleme siis, saarlaste initsiatiivist jõudnud keskkonnamõjude hindamisse sisse seesama bisfenool. Et bisfenooli kontsentratsiooni, see eralduva bisfenooli hulka hakatakse hindama keskkonnamõjude hindamise raamis. Mis see bisfenool seal teeb või miks ta üldse teda pannakse sinna? Ma arvan, et see on odavus ja ta on komposiitmaterjal. Selge. See on üks osa sellest komposiitmaterjalist. Lähteaine. Nüüd, kuna me oleme jälle tuugenite teemaga selle aja ära täitnud, aga nende mõjude ja otsusteni püüdnud jõuda, siis meil oli üks teema veel, mille me võtsime, et täna võtame päevakorda. Et siin maailm meie ümber muutub kiirelt ja see keskne teema, mis nüüd meie tähelepanu järjest enam haarab, on siis see tehisintellekt või AI inglise keeles. Ja meie algatuste ja tekstide tegemisel ilmnes, et väga paljud leidlikud inimesed Eestis oskavad seda juba hästi kasutada, nii et näiteks kõikide kirjade, protestikirjade ja oma nii-öelda meelsuse avalduste juures paljud juba kasutasid seda AI koostatud tekst valmis palju rutem kui ise pusides.
Ja me oleme jõudmas nüüd sellisesse ajajärku, et kui riigiametnikud võtsid nüüd kirjadele vastamiseks, näiteks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tegi otsuse, et ette nähtud 30 päeva asemel nad vastavad siis 70 päeva alusel ja vastavad siis hiljemalt 15. maiks, kuna ametnikud ei jõua lihtsalt füüsiliselt kirjadele vastuseid teha, siis me näeme, et õige varsti me jõuame olukorda, kus need ametnikke ei ole vaja. Eks ole, üks ametnik vastab kõikidele kirjadele AI abil, kirju ise koostatakse AI abil ja tegelikult on see üks selline tulevikustsenaarium, kuhu, nagu me siin teaduse riske näitades, eks ole, mingite tuugenite puhul esile toome, siis neid riske ei ole me veel väga analüüsinud, aga küll me näeme seda, kuhu raha liigub. Et kui te AI käest küsite, mis on kõige kasulikum investeeringu võimalus üldse, siis on esimene vastus, aga pange oma raha nende uute AI-süsteemide arendusse. Et sinna suunatakse praegu 100 miljardeid, käib suur võistlus, kelle, sest et loomulikult ei ole see AI ainult mingisugune iseseisev objekt, vaid neid üritatakse siis ideoloogiliselt sättida, nii kui iga robotit. Erinevaid ka Hiinal. Aga maailmas on ju erinevaid riigid ja igaüks enda huvidest lähtus. Hiina enda oma, Ameerika, nüüd tänane uus Trumpi võim andis ju ka teada, et nad tahaksid sinna kuhugi Long Islandile väga sadades miljardites panna raha alla, et nemad oleksid ikkagi kõige võimsama AI-keskuse omanikud. Ja nüüd hiljutised teated ka Euroopa Liidu ja Euroopa Komisjoni poolt, et siin tuli ka uus teade, mis ka jõuab meie pressi, et tahetakse jälle, seal oli ka juttu jälle 200 miljardist, mida siis tahetakse erakapitali alla panna. No võrdleme nüüd selle tuuleparkide ja Enefit Greeniga, eks ole. Kui sealt nüüd otsustatakse raha välja tõmmata, siis kuhu need tänased võimu koalitsiooni liikmed, kes selle riigi otsusega sealt raha kätte saavad, et kasumlikult kusjuures, et panid Enefit Greeni siis aktsiatesse raha 2,5 eurot ja nüüd võtavad 3,5 eurot riigi poolt tagatult ja välja. Meie maksame siis selle vahe kinni. Ja riiki eelarvest makstakse see kinni, et kuhu nad selle raha siis panevad. No suure tõenäosusega nad panevad selle kas relvatööstusesse, mis võib juhtuda, et on kõige kasumlikum, või siis AI-sse, seesama, mida AI neile soovitab. Ja tuleb välja, et kui poliitilised otsused jätkuvad sellisel kujul, et rahva käest võetakse raha niikuinii ära, siis on vaja panna raha sellesse kohta, kus siis poliitilise otsusega selle jälle kasvatada saab. Et seal midagi imelikku ei ole, aga selle AI teemaga me tegime kahe katse, et kuidas me siis oma saarlaste huve kaitsta saame ja kuidas me õigeid seaduseid teha saame. Nii et näiteks, kui me esitasime küsimuse, kuidas koostada eelnõu Riigikogule, et ratifitseerida põlis- ja hõimurahvaste konventsiooni. Me võiksime selle läbi vaadata, milliseid vastuseid AI jagas, et lihtsalt huvi pärast, et kui me läheksime sellega nüüd mingisuguse, ütleme siis juristi juurde või mõne muu spetsialisti juurde, on olemas selline ÜRO juures tegutsev organisatsioon, mis on siis rahvusvaheline tööorganisatsioon, International Labour Organization, ja selle konventsioon number 169, millega Eesti on liitunud. Ja lihtne küsimus. Kuidas koostada eelnõu Riigikogule, et ratifitseerida põlis- ja hõimurahvaste konventsiooni, mille koostamisel siis, sellest konventsioonist tuleneb väga palju erinevaid õiguseid ja enne vastust hakkab kohe kerima. Ja seda vastust sai veel modifitseerida, kui seda täpsustada. Vastus, eelnõu koostamine Riigikogule, et ratifitseerida rahvusvaheline leping, näiteks rahvusvahelise tööorganisatsiooni ILO konventsioon põlisvõimurahvaste kohta on juriidiliselt ja poliitiliselt oluline protsess. Allpool toon samm-sammult ülevaate, kuidas selline eelnõu võiks valmida ja mida see peaks sisaldama. Ja kui me selle läbi loeme, mida see AI vastab, siis kõik meie eksperdid, kes me seda põlisrahva asja siin ajame, jõudsid ühisele järeldusele, et seda ei ole praegu väga palju modifitseeritud algsest lähtekohast, mis siis inimesed selle, riigide esindajatena selle konventsiooni vastu võtsid. Väga paljudes muudes asjades on praegu jõuda raske meile vajaliku vastuseni. Näiteks Saksamaal suurima opositsioonierakonna AfD
liikmed on olnud sunnitud endale oma AI-d looma, kuna nad ei saa enam Google'i ja muude otsingute kaudu Saksa riigi käest kätte andmeid, mida nad oma poliitika tegemiseks vajavad. Need on nii ära filtreeritud, no näiteks immigratsiooni või muude asjade kohta. Aga nad on praegu AI... kõige populaarsemad juba. No jah, aga et see on nüüd see populaarsus on tänapäeval ohtuk asi Euroopa Liidus, vaata, mis Marine Le Peniga juhtus, eks ole, sai endale ilusa, mitte kaelavõru, aga jalavõru, eks ole. Aga selleks, et takistada selliste nii-öelda tärkavate poliitiliste jõudude võimekust toota oma seaduseelnõusid, on nende ligipääs AI-le tehtud keeruliseks ja nad on selle tõttu teinud oma rakenduse, mis siis üritab sellest mööda hiilida. Et see on nagu selline võitluse tanner, aga praegu siin me saime küll väga selgeid vastuseid. Ja siin on siis trafaretsed vastused, eks ole. Et kui me tahame seda Riigikogule esitada eelnõud, siis me võime esitada kas seaduseelnõu või otsuseelnõu, aga seaduseelnõu ratifitseerimine vajab seadusandlikku akti. Näiteks rahvusvahelise tööorganisatsiooni hõimurahvaste kohta ratifitseerimise seaduse tegemist ja niimoodi on punkt punktilt lahti kirjutatud kõik. Ma ütlen, et kui me läheksime mis tahes nõuniku juurde, kes on inimene ja teab seadustest kõike, siis temal võtaks sellise vastuse koostamine pool päeva. Lihtsalt kirja panemine, kui ta seda kõike teab, aga kui ta ei tea, ta peab järgi kontrollima. AI vastab teile sekundiga. Annab sellise vastuse. Ja ta vastab siiski suures osas õigesti ja nüüd ongi vaja seda, no teise näite veel. Kui me tahame rahvusvahelisele tasandile minna põlisrahva õigusi kaitsma, siis me peame eestikeelsed oma dokumendid tõlkima võõrasse keelde. Ja nüüd on dokumentide puhul nõutakse vandetõlgi teenust. Vandetõlk maksis varem väga palju. Nüüd vandetõlk selle asemel, et täht-tähelt silp-silbilt seda tõlkida, laseb selle samamoodi läbi AI ja vaatab lihtsalt pärast üle. Nii et see, mida me siin teha ongi, on vaja eksperdi poolt üle vaadata, et kas see tekst on enam-vähem korrektne, mõned põhimõttelised vead või asjad vaadata, kas midagi on puudu ja ei pea raha maksma praegu. Et nüüd on küsimus selles, et mis hetkest alates see muutub tasuliseks. Et kui need, kes on siis proovinud seda AI teenust kasutada, saavad aru, et alguses on, meil antakse telefone ka alguses tasuta ja narkootikume pakutakse ka tasuta alguses, et siis pärast hakkad maksma. Et see probleem jätkub ja seda, mis see nüüd endaga kaasa toob, ega me nii väga ei tea. Et me võime vaadata veel selle nagu lihtsalt selle mõttes läbi, et inimesed näevad, mul on raske seda seletada, et kõik need pealkirjad ja preambulid ja teate, et Eesti põhiseadusel ei ole mitte oluline ainult kõik paragrahvid, vaid eriti oluline on preambul. Ja nüüd ratifitseerimise punktid ja muud ja kaasnevad dokumendid ja seletuskirjad ja nüüd ongi siis selle eelnõu algatamise protsessi kirjad, kuidas teha, mida teha. Kõik on antud üksikasjalikult vastuses kirja. Me igal juhul kasutame sellise süsteemi abi. Aga mida teevad meie vaesed lapsed? Ja, kui nad esimeses klassis selle selgeks õpivad ja A ja B saab selgeks ja ta oskab juba seda kasutada, mis tema mõtlemisest saab? Et kas inimene areneb üldse nii kaugel, et ta suudab mingil hetkel mõista, et ta vaatab selle roboti poolt antud teksti üle, leiab seal loogilised ebakorrektsused ja suudab seda siiski kõrgema intellektiga redigeerida või ta jääbki üsna tuimaks. Kuule, ta räägitakse, et see ongi eesmärk. Saamata sa küsisid ja kas oli vastus õige, eks ole, et meil on nüüd paar viimast korda Saaremaa gümnaasiumi hoolekogus olnud see sama teema tõstatatud, tehisintellekt ja kool, eks ole, ja meil oli natuke juttu, et selles mõttes, et kes paneb paika eesmärgid, eks ole, milliseid eesmärke, kelle huve see tehisintellekt teenib, eks ole, ja ütleme, et paraku peab ütlema, et meie lastest on jälle tehtud katsejänesed siin. Me ei tea, Eesti riik, eks ole, paneb siin osa sellise tehisintellekti hüppe, eks ole, mis varem oli tiigri hüppe, et meenutamaks seda, paneb pool rahastust, teise poole panevad eraettevõtjad. Et see 3,5 miljonit investeerivad sinna kohe sisse sellesse gümnaasiumitesse tehisintellekti töösse juurutamisse tuleb siis
tuleb eraettevõtluselt, ega nemad ju sinna raha muidu sisse ei paneks, kui nad sealt mitmekordselt seda tagasi ei saaks. Ja nii kui siin juttu oli, et sinna investeeritakse 100 miljardeid, eks ole. Aga see just, nagu Kristjan välja tõi, eks ole, et mis see meie lastega lõpuks teeb, et see on tõenäoliselt katastroof. Et üldine juhmistumine. Just. No siin on praegu mudelist välja lastud. Ja me ei ole seda teemat siin väga lahanud, eks ole, et me lihtsad asjad pidime ka ju esitama rahvale mõistetaval kujul. Teeme väga lihtsaid eelnõusid peatada hullus, mis meie tervist ja elukeskkonda hävitab, ja kui sellest nagu lihtsast asjast aru ei saada. No siis me kirjutame see juurde AI-ga 10 teksti, väga häid põhjendusi, veel paremaid põhjendusi, kui Anti on lehekülgede kaupa teadusuuringuid refereerides teinud. Aga tegelikult, kui see AI nüüd normaalselt töötab, siis meie poolt loodud teadmine võetakse ka üle. Küsimus ongi selles, et see AI ju, kus ta seda infot saab, me avastame, et neid tekste, mida me siin aasta või 2 tagasi põlisrahvaste teemal oleme ise interneti abil tootnud, AI kasutab praegu. No what? See on väga põnev. Ja me saame samu vastuseid tagasi, mida me ise oleme siin, et keegi teine ei ole sel teemal midagi loonud. Aga nüüd on küsimus ja selles, et kas keegi üritab hakata seda kõrvalt tegema. See on ikkagi see sama küsimus, mis on meie e-valimiste süsteem, eks ole. Et kui me nüüd hääletame ja kutsume rahvahääletust tegema ja praegu veel usume ja loodame, et see rahvahääletusel antav allkiri tuleb läbi, siis meil on ikkagi tulnud tagasisidet ka ja ma ise olen ka katsetanud, et mõnikord pool päeva üritad allkiri anda sellele ja seal on nagu rohkem tõrkeid, kui peaks olema, aga kui ta läbi on läinud, kas ta ära ka kustutatakse ja kas need, poolt häält ei saa nii väga manipuleerida, poolt häält ei saa keegi muuta vastuhääleks, nii palju kui siis need lõpuks sinna läbi läheb, need siis on. Aga meie valimissüsteem ja selle saatanlik mõju ühiskonnale on ju ka teada, et kui inimesed löövad käega lõpuks, eks ole, üks erakond kontrollib valimissüsteemi ja on selle tõttu kogu aeg võimul, et AI-st meil siin abi ei ole, see on vaja inimeste vahel otse selgeks teha. Ja nii ka need otsused nende tuulikute mitte lubamise kohta. Nii et kui me seda rahvaalgatust veel korraks avaksime, kas sul on seal veel ees? Jaa. Seal on mõned sellised rahvaalgatuse punktid, kus me tahaksime ikkagi inimestele selgeks teha, et meie on aeg nagu... see siin, jah. Näiteks paneme selle siin... Ja, ma tean. Et kuidas me seda siis põhjendame, et miks me siis nõuame Saaremaa vallavoolikoult otsuseid, mis tagavad Saaremaale tuuletööstuste peatamise. Ja me võtame aluseks siis olemasoleva seaduse, mille järgi on sätestatud kohustus, et Saaremaa vallavolikogul ja vallavalitsusel tuleb lähtuda oma tegevuses vallaelanike õigustatud huvidest. Ja kui me oma huvides oleme kindlad ja selged, meil on põhjendused, meil on arusaamine ja me lihtsalt ei taha. Ja samamoodi see teine osa, mida me tahame siis nagu poliitilise avaldusena teha riigile, kes siis riiklike eriplaneeringutena üritab siia teha meretuuleparke või 330-seid kilovoldiseid transiitliine ja väidetakse, et see kõik on hea, kui väga kuulekad vallaametnikud sellest lähtudes usinalt tegutsedes asuvad kohe toimetama, aga rahva käest ei küsi. No me üritame neid ikkagi pidurdada ja selgitada, et me ei anna oma maad ära. Me ei luba, see on meie maa ja mingi riikliku eriplaneeringuga, olgu ta mis riik tahes, ei tule keegi siia Saaremaale tegema asju, mida me ei luba. Nii et kui me suudame üksmeele saavutada, siis sellistes asjades, mis meie elukeskkonna säilitavad, peaks olema ju loomulik. Ja see sama loomulik asi oli siis nõukogude aja lõpul, kui taheti hakata fosforiiti kaevandama ja siis tooma siia sisse 100 000 täiendavaid tööliseid. Me ju kuulsime ka Riigikogu neid plaan, et nad tahaksid seda tuua järjekordselt 100 000 nii-öelda ajukirurgid või kuidas nad siis nüüd nimetatakse. Pidid kõik olema kõrgelt kvalifitseeritud ja neid tahetakse hakata tooma siis Kesk-Aasiast. Et käis Riigikogust läbi ja meie tänased ministrid, eriti see majandusminister arvas, et see on väga hea plaan. No me nii ei arva. Ja see sama plaan oli 80-ndatel õnnestus ära hoida fosforiidikaevanduste avamine ja 100 000 tööliste siia tulek. Nüüd viimaste Ukraina sõja ja muude hullustega kaasnevalt on neid siia veel hulgaliselt juurde toodud. Selleks, et me rahvana edasi kestaksime, elaksime, me peame suutma ise oma huve kaitsta
ja nende võõraste hulluste vastu hakata. Siin ongi see, kui ma panen selle korraks käima isegi, sest jälle on siin just see sama teema, mis sa ütlesid. Mõne aastaga on mitmekordistunud Eestis moslemite hulk ja jõudnud üle 10 000 piiri. Kunagi mõned aastad tagasi oli alles 2500, 4-kordistunud. Mõne aastaga. Ja kui see mitmekordistumine toimub järgmise mõne aastaga, siis on juba mitukümmend tuhat. Lühikese ajaga. Iga üks, kes on käinud mõnes Lääne-Euroopa linnas, suuremas linnas, näeb, kuidas mõne aastaga sisuliselt võtavad võõrad üle selle linna ja kohalik elanikkond peab sealt põgenema vägivalla hirmus. Igal päeval 10 noarünnakuid moslemite poolt valgete põliselanike vastu. See on see maailm, mida teie toote meile siin uinutavate juttudega, et immigratsiooni ei ole. See kõik, et te tahate raha suunata julgeolekusse, muutub sisu tühjaks, kui te kõrval meie julgeolekut hävitate niisuguste asjadega. Jah, vot selline jutt oli veel Riigikogus. No vot, ja siin me enam-vähem ajame üht asja. Et ma usun, et saate kuulajad saavad ka sellest aru ja neid eelnõusid, nagu te nägite, hetkel toetas Riigikogus väga väike arv. EKRE poolt see sinna viidi. Me ei tahaks sugugi olla ainus erakond või ainus algatusgrupp. Me tahame koostööd teha saaksime, ärkaksid samuti. Ja ei ole enam aega lihtsalt pikutada. Nüüd siis algab see nii-öelda valimisvõitlus ka sügiseste omavalitsuste valimiste eel. Aga eks me siin valimisvõitlusest sa võid võidelda palju tahes, aga kui keegi ühe klahviga sul kogu tulemused segi paiskab, räägi palju tahad. No need tulemused on viimastel valimistel järjest segi paisatud ja eks me peaksime nende samade otsustega, eks ole, hoidma ära need õnnetused, mis meil on, et me jõuame ka selle algatuseni. Nüüd läheneb siin jüripäev. Ma rääkisin, siin on rahva seast tulnud kuulutusi alustada uut jüriööd. See ei olnud väga edukas vastuhakk. Meie ajaloos oli küll väga tõsine, aga lõplikku edu ta meile ei toonud. Aga sellise kevadise aktiivsuse tõusu juures väga selgelt me nõuame erakorralisi valimisi ja nõuame siis ka e-valimiste lõpetamist, et need erakorralised valimised ei toimuks e-valimiste Ja see, mis siin nüüd Riigikogus üleeile, eks ole, toimus, see hääletamine, see valimiste vaheline 4-aastane periood, käime need asjad uuesti läbi enne valimisi ja tuletame inimestele meelde, eks ole, et kes mida siin on teinud ja kes mida vahetult enne valimisi lubama hakkab, et inimesed saavad ise otsustada, et kas nad valivad selliseid inimesi, kes räägivad üht, teevad teist, eks ole, või valivad neid, kes räägivad ja tegutsevad, nii et sõnad ja teod on kooskõlas. Jah, nii et hädasid on palju. Üks on keskkonnahädad, ütleme see on, millest Martin Helme viimati siin nüüd ma panin peale. See on ka sisuliselt keskkonnahäda meil, on ju. Eesti riiki tuleb sisse võõras element, kes ei ole nagu see on kogu Euroopa häda, eks ole. Kogu Euroopa häda, Inglismaa on juba selle vist enam ei olegi võimeline välja tulema sealt räägitakse. Aga me toime neid häid näiteid ka ikkagi. Aga Ameerika tuleb Me ju tsiteerime neid halbu näiteid kohast, kus on juba olemas. Ja meil on võimalus seda ära hoida. Saaremaal eriti on võimalus ära hoida. Siin ei ole veel neid hulle suure tuulikuid, on mõned üksikud väikesed. Jääme siis sellega, lepime sellega, mis on. Aga ärme luba seda hullust jätkata. Ärme luba siia mingeid pompöösseid 330-seid elektriliine 240 meetri laiuselt mitu mastirida, eks ole. Ja millest pole tolku, et kui Läti Valgast saaks alajaamast teha 4. ja 5. Eesti-Läti ühenduse paari postivahega, eks ole, sisuliselt väikse rahaga ja Kilingi-Nõmmes on ka alajaam, sealt võib veel paar liini Läti poole panna, kui lätlased tahaksid, eks ole. Kui lätlased üldse tahaksid mingit liini, siis me saaksime selle minimaalse hinnaga, sest meil on need võrgud seal Lõuna-Eestis täitsa olemas, et seda nüüd tuua Paidest üle Muhu ja Saaremaa läänerannikule ja nimetada seda Eesti-Läti 4. ühenduseks, see peab ikka olema. Ja see tuleb veel, on ju riigi rahade eest. Sellest on ära lõigatudki see Eesti-Läti ühenduse osa, sellepärast seda lätlased lihtsalt ei taha.
et petta rahvast sellega ja väita, et see on siis mitte tuulepargi, meretuulepargi või meretuugenite tööstuse ühendamiseks mandriga, vaid et see on nagu Lätiga ühenduseks. No kui loll peab olema, et seda uskuda. Aga kui loll peab olema, et seda välja mõelda ja valetada rahvale. Kui siin oli nüüd mõni päev tagasi oli kohalikus lehes üks selline lapsemeelne pealkiri, et muudame kõrgepingeliini alused maad liigirikkuse kasvulavadeks. Et noh, siit on näha nüüd see, et kuidas siis koalitsiooniparteide esindajad sellest asjast aru saavad, eks ole, et liigirikkuse puudus on nagu sellise elektromagnetkiirguse puudus, eks ole, et kui me tõstame elektromagnetkiirgusi, siis hakkavad liigid vohama. Tegelikult on ju mure selles, et ka nüüd, kui me seda tuugenite mõju, siis me seda elektromagnetilist asja kõrgepingeliini ümbruses pole veel pikalt käsitlenud, aga siis ei ole asjata need ohutustsoonid juba nõukogude ajast, kuhu ei tohtinud elumaju teha ega midagi. Ja loomulikult kõrgepingeliinide all ei saa mingit elurikkust tekkida. Praegu tahetakse seda kõrgepingeliini ju tuua läbi võimsa koridorina aladest, kus liigirikkus ja elurikkus on olemas. Ja nüüd selle ära raadamise tulemusel see ju hävitatakse. Ja seda kuidagi positiivses võtmes esitada, see on nagu järjekordne selline, meil peaks hakkama küll saama, et nagu, kuna see hullus nõukogude aja lõpul läks ka nii suureks, et ma tegelikult tahtsin täna näidata ka ühte AI presentatsiooni, mida venelased on teinud Gorbatšovi kohta, kus, eks ole, kogu Gorbatšovi nägu, keel, miimika, kõik on AI poolt kuvatud ja siis see intervjueeritav ajakirjanik esitab talle igasuguseid rumalaid küsimusi, aga ta väga põhjalikult ja täpselt selle intonatsiooniga ja täpselt sama keeleliselt vastab, siis me ei ole sugugi kindlad, et järgmine kord meie asemel siin saates ei esine AI, aga hetkel oleme veel päris inimesed, aga nende koha pealt, kes päris rumalat juttu ajavad, ma nagu päris enam kindel ei ole, et me võimegi järgmiseks korraks, kui piisavalt aega mängida AI-ga, teha ühe väikse videoklipi, et kus me endast. Me ikkagi selle saate lõpus tahtsimegi öelda, et võtaksime selle AI teema üles, sest et see ei ole nali. See tuleb Robinal sisse nüüd sellest aastast, eelmisel aastal selles alast hakati katsetama koolidesse, projektidesse. AI toodab juba väga ilusat muusikat. Mul tuli meelde ma lugesin AI mõju kohta ja see oli teadlased. Ja oli uuritud seda, et teadlased kasutasid AI-d oma teadustöödes analüüsiks ja järelduste tegemiseks. Ja siis vaadati, kuidas on sellise abivahendi, krati, mõju nende siis teadlaste kognitiivsetele võimetele. Hävitav oli. Ja me räägime siis inimestest, kellel on väga sihiteadlik tegevus mingis kitsas valdkonnas, kes on välja kujunenud isiksused, eks ole. Aga nüüd tahetakse seda AI-d lasta lahti meie laste peale. Tasub, võtame selle teemaks ja arutame ja inimesed peavad teadma, eks ole, mis midagi toimub. Pastoritel on ka juba palju lihtsam. Võtab ühe teema ja AI teob talle kohe jutluse valmis. Ega ta ei ise minemagi, siis kuvatakse seda ka. Ma imestan, et siis inimesed üldse viitsivad vaatama tulla, et kui see... No võt, nii on. Osadust kui sellist. Jah, võt. Selge, et me oleme täna siin palju erinevatel teemadel siis rääkinud, aga põhiline, kuidas me võiksime selle kogu värgi 2 sõnaga kokku võtta? Siin on seina peal jälle. Jah. Ma ei jäta meenutamata, aga põhimõtteliselt me tõesti läheneme sellele ülestõusmispühadele paastu aeg, et võtame kokku sedasi, et ega me siin ei tule mitte virisema ja kurtma, vaid me peame nagu enesepuhastusega tegelema ja leidma selle energia, millega siis uuele kevadele vastu minna ja jälle rõõmsalt edasi elada, et kõik see saast tuleb kõrvale heita ja tuleb tegelda oma enese puhastusele lisaks ka selle ühiskonna ja meie ühise elu ja tuleviku nimel, et see pingutus on seda väärt. Jah, aga kõige lõpetuseks on ju see kiri, mis siin näitab, see ütleb nii, et tegelik omanik on tagasi tulemas. No loodame, jah. Ja korda loomas lõppude lõpuks. Et see on, ajad on liikunud praegu sellisena. Jah,
Just. Nii, aitäh Kristjan Moora ja Anti Kukela tulemast jälle siia stuudiosse, teid on alati hea siin näha. Nii et kohtumiseni. Tänan kutsumast. Täname kutsumast, uute kohtumist.